Tere kõigile, tere tulemast Tiiu Tara kanalile. Käesolev video on, mida toob juuni 2025 aastal, nii et vaatame, mis on juunikuul meie jaoks varuks, mida pead teadma, mis on sinu ellu tulemas. Tegemist on nagu ikka valikaartse stiilis videoga. Valida on siis 3 valiku vahel. Valik number 1, 2 ja 3, kui sul läheb rohkem aega valiku sooritamisega. Soovitan alati panna video pausile, siis saad rahulikult ära otsustada, ära tunnetada ja siis edasi vaadata. Kui sa oled oma valiku teinud, siin video all kirjelduses on olemas ka ajamärgid. Sa saad sinna peale klikata, video hüppab kohe automaatselt sinu valiku juurde, sa ei pea ise kuskilt otsima. Iga valik saab endale terve posu kaarte, samuti siis juunikuu olulised tähemärgid, kes siis võivad suurt rolli mängida sinu elus. Ja samuti võtame ka siis iga valiku lõpus siit kausikesest välja ka sinu selle kuu olulised kuupäevad, et millal miski juhtub, et mis on sellised olulised ajapunktid. Ja enne veel, kui ma alustan, ma tahan sulle öelda kogu südames suur aitäh, et sa siin oled, et sa seda videot vaatad. Aitäh ka kõigile, kes on jätnud video alla kommentaari, kui midagi on hästi meeldinud või täppi läinud. Suur aitäh teile ja aitäh ka kõigile, kes on külastanud tiiutarauts.ee kodulehte. Et sealt saab ka erinevaid videoid siis vaadata. Aitäh, kui sa oled ka seda teinud. Nii et tänan ja ega rohkem pikka juttu ei olegi. Alustame. Valik number 1, tere tulemast, kui sa valisid selle imeilusa kollase kivikese, see on tsitriin, see toob palju õnne, rõõmu ja ka raha ja kusjuures just vaatasin ka kella 12.22, nii et 222 ka juba esimene sõnum sulle siit välja koorub. Aga valik number 1, lähme sinu kaartide juurde ka, et vaatame, mis on siis juunikuus sinu ellu tulemas, mida sa pead teadma, mis on olulised sõnumid sulle. Esimene kaart on siis mõõkade paas. Siis meil on loomahingede kaardipakist kaart number 60, see on valge luige hing. Aeg on sukelduda sügavale, ütleb see kaart. Siis on meil kaitseinglite kaardipakist kaart number 12, see on usu ja uskumuste ingel. Meil on jää positiivseks. Siis meil on paarisuhete ja selliste romantiliste suhete kaardipakist. See on selline kaardipakk, kus on siis kujutatud igal kaardil kedagi kuulsust läbi siis sajandite ja sul on välja tulnud Plato, et väga-väga põnev on ju. Siis ma tulen ka iga kaardi tähenduse juurde. Meil on siis Lemuuria oraklikaardidest kaart number 12, vee, element ja vesi. Taros, sauade kuninganne tagurpidi, müntide rüütel õigetspidi, kohtumõistmine tagurpidi, sauade rüütel tagurpidi ja õiglus tagurpidi. Ja siin on siis valik number 1 sinuga selle kui olulised siis tähemärgid, et need siis võtame välja lugemise lõpus, et sul oleks ka midagi põnevat siis ees oodata. Aga üldiselt mis siin toimub? Väga palju õukonna kaarte. Meil on siis paas, kuninganna, rüütel, pluss õiglus on ka veel isikukaart, et õukonna kaardid ja isikukaardid tähendavad inimesi meie elus. See võib olla naaber, töökaaslane, meie partner, lapsed, pere, ülemus, kes iganes. Väga palju inimesi, kohe nagu esimene kommentaar on välja tulnud, ehk siis sa õpid väga tugevat läbi suhete ja sul tuleb tõenäoliselt selles kuus ette mingisugused ajapunktid, kus sul on kopp ees suhtlemisest, rääkimisest, kus sa tahad omaette olla, ära kaduda ja sul võib olla nagu kohati tunne, et kõik tahavad midagi sinust. Aga läbi nende suhtlemiste, sädistamiste, läbi mõnikord ka see esimene kaart on mõõkade baas, mis mõnikord indikeerib ka kergeid selliseid suhtlemise erroreid, nii-öelda mööda rääkimisi, venimisi, aga mõnikord see on ka hästi vajalik ja oluline õppetund meile. Seega proovi vaadata iga suhtlus, et eriti kui sa hakkad nagu tundma, et inimene käitub imelikult või ei vasta või et nagu räägib imelikult sinuga või et käitub nii, nagu see ei ole tavapärane nii-öelda talle sinuga, siis proovi vaadata selle asja nagu sügavamat poolt, et ära vaata nagu pinnapealselt, et on halb inimene, miks ta mulle nii teeb. Ja pigem seal on peidus midagi sügavamat, midagi enamat ja see asi ei ole sinus. Et esimene kaart mõõkade baas kujutab seda, kui tekivad errorid, mingid tülid, viivitused. See on nagu selline lihtne kaart, et keegi saab valesti aru, keegi ei vasta, keegi unustab meilile vastata, sa helistad kellelegi, aga ta ei näe seda ja siis ta ei helista sulle tagasi ja siis sa mõtled, miks ta ei helista mulle tagasi, kuigi tegelikult see inimene lihtsalt unustas ära. Et mõõkade baasis võivad tekkida sellised pisikesed errorid, sellest ei ole mitte midagi, see ei ole sinu süü, inimesed ei ole meelega pahatahtlikud sinu vastu, sa hakkad lihtsalt üle mõtlema ja liiga südamesse võtsma ja soovitus selles kaardis on
alati lihtsalt lahti lasta. Jah, ta käitus imelikult, no mida iganes, käitugu oma ette, on ju. Jah, ta ei vasta mulle, okei, ma lasen lahti, ma ei torgi, on ju. Et sellises minna laskmise energias ja pigem nagu mõistame ja vaatame natuke sügavamale. Et sa leiad sa palju rohkem nagu sellist edasiliikumist ja ka vastuseid. Mõõkade baas ka siis alternatiivselt tähendab nagu asja ajamiste venimist. Kui ma näen õiglust tagurpidi, mõnikord on see hea märk. Näiteks sa tahad endale midagi väga osta. See võib olla suur ost, näiteks mingi auto, on ju, see võib olla väiksem ost, kingad, käekott, on ju. Ja kuidagi tekivad mingid sekeldused ja sa ei jõua sinna poodi või sa juba oled vajutamas kas siis näiteks interneti ostul on ju seda nuppu, aga kuidagi keegi helistab, midagi tuleb vahele, asjad nagu kuidagi venivad või siis neil on otsa saanud see ja sa ei saagi osta, midagi imelikku nagu toimub, on ju. Asjad hakkavad nagu kuidagi venima, tekivad sekeldused, errorid ja viivitused. See on tegelikult hea märk. Sest õiglus tagurpidi, mõõkade baas õigetpidi ütlevad sulle oota. Võib-olla see tehing ei olegi kõige parem, sa saaksid kuskilt mujalt soodsamalt või paremini. Sest õigluse kaart tagurpidi niikuinii indikeerib mingisuguseid nii-öelda sellised mitte kõige parem tehing või diil. Eriti ka nagu töölepingud, igasugused lepingute allkirjastamised, telefonileping, internetileping, tööleping, ostumüügi tehingud, lepingud, kinnisvaratehingud. Õiglus tagurpidi ta ei ole väga soodne kaart. Ma ütlen kohe ausalt ja otse välja, pärast võime kahetseda, maksid liiga palju või siis kuidagi, eriti kui sul on tunne, et teine osapool surub nagu peale midagi, ta ütleb, et osta praegu, pärast enam ei saa või kirjuta alla või kuidagi sind hakatakse moosima, veenma, hea või halvaga ja sul on tunne, et sind nagu surutakse nurka või et surutakse nagu kiirustama. Need on kõik väga-väga suured ohumärgid. Õhumärgid on meil mõõkade baasis. Aga väljas siis, aga õiglusega tagurpidi mina oleks väga skeptiline, igasugused sellised suuremad ostud tehingud, kohe kui midagi kripeldab, kõhutunne on halb, nagu midagi tundub sellist imelikku. Usu mind, sa nagu tunned selle ära, see on nagu siuke väike hetk, aga sa nagu kuidagi mõtled, et miks ta nagu niimoodi seda praegu ütles, on ju. Et siis ei ole mõtet selle liiduga, lepinguga või tehinguga edasi liikuda. Oota, sa saad paremini. Võib-olla sa pead ootama kuu aega, võib-olla selles kuus asjad ei toimigi väga hästi sinu jaoks. See on ka okei. Alternatiivselt ka näiteks mõõkade baas on nagu selline, et kandideerid kuskile tööle, sulle öeldakse, et nii tore, sul läks nii hästi, on ju, et vastame nädala aja jooksul ja siis istud kuu aega, ühtegi vastust ei tule. See on ka okei. See ei ole sinu süü, see ei tähenda, et sul midagi pahasti tegid. Mõõkade baas ongi, et selles ettevõttes juhtus midagi, mingi tulekahju, mida nad peavad kustutama, nad ei saa hetkel sulle vastata, nad ei saa vastata kellelegi, eks ole, mingisugused kõrvalised sekelused sõidavad sisse, mis paneb sinu nagu ootele. Ja jällegi, sõnum sul on see, et ära hakka isiklikult võtma, ära hakka üle mõtlema, tegelikult on see ka fine ja mõnikord ongi nagu see mõõkade baas, ta on pisikene kaart, et need olukorrad lahenevad suhteliselt kiiresti, et see mõnikord universum üritab ka meile anda märku, et mõtle ikka läbi, kas sa ikka tahad sinna minna, võib-olla sa saad selle kuu aja sees vahepeal hoopis midagi uut ja paremat endale leitud, on ju, et ja kui me kuskile ei saa, kui meile tõesti öeldakse ei, mõõkade baasis võib hiljem jah tulla järgi, et kuu aja pärast hoopis ütlevad, kuuled, et me ikka tahame nüüd sind siia tööle. Et see on ka selline kaart, et selles suhtes mitte ühtegi asja ei tasuks võtta hinge ega südamesse, suva lase lahti, et see kaart õpetabki meile spontaansust. Alternatiivselt, mõõkade baas on ka internetikaart. Ehk siis internetikoolitused, kursused, sa võid isegi internetis lihtsalt kogemata Facebookis või keegi saadab sulle hea tööpakkumise näiteks leida, head infot saada, et kogemata lihtsalt peale sattuda, komistada väga ägedatele üritustele, pakkumistele, koolitustele, et selles suhtes on see hea kaart, sest mõõkade baas on väga nutikas ja tark ja ta on nagu selline uudishimulik ka, ta nuhib endale parima info nagu välja, mõnikord see võtabki aega, mõnikord tulebki asju läbi seedida, aga ta nuhib endale parima nagu alati siis välja. Rääkides nendest teistest õukonna kaartidest, mis sul siin all on. Minu soovitus nende kaartide järgi. Sauade kuninganna ja sauade rüütel tagurpidi.
tegeleda rohkem loominguga, sportimisega, käia väljas, panna pidu, üritused, kontserdid, reisid, elamused, liigun looduses, teen trenni või kui sulle tuleb ka loometuhin siis peale, sa tahad luua näiteks muusikat või maalida või õppida näiteks mõõkade baasis midagi uut, et see võib olla näiteks disainimine või kodulehed või et sotsiaalmeedia, et need on väga-väga head kaardid nagu selleks ja kui Sauade kuninganna, Sauade rüütel mõlemad on tagurpidi, siis me hoiame ennast nagu tagasi. Sinu sees on mingisugune looming. Sul on väga palju nagu inimeste kaarte sinu ümber, sa saaksid nagu koos luua ja koos teha. Inimesed võivad sulle ka anda ideid ja ägedaid mõtteid, et kui sa otsid ka endale koostööpartnerit, sul on mitu varianti isegi siin nagu siis pakkuda nii-öelda. Ja nendes kaartides, kui sulle tuleb see elevuse tuhin nagu peale, täna hakkan maalima, ma tahaks õppida sellist asja, absoluutselt tasuks kohe haarata kinni, sest vaata, nii Sauade kuninganna kui ka Sauade rüütel mõlemad tagurpidi on selline, mu elu on nii iga, mitte midagi ei toimi või ei toimu nii-öelda ja siis tegelikult meie elu ei ole igav, tegelikult me lihtsalt hoiame ennast tagasi, me ei julge alustada, või nagu ma ei viitsi või äkki ma ei oska maalida, äkki see ei tule välja ja siis me kuidagi jääme nagu toppama elus. Ja siis see toppamine ja paigalseis võib tekitada sellist frustratsiooni, et me oleme justkui nagu rutiinis kinni, aga tegelikult see on meie enda töö sellest välja murda nende kaartide järgi. Et Sauade kuninganna koos müntide rüütliga, koos kohtumõistmisega, need on väga head kaardid ka siis töös karjääris. Nad on kuidagi vaevalised sul see kuu. Kohtumõistmine ennustab circa nagu 1-3 kuu jooksul või pärast tekkimas nagu suurt tõusu või suurt pööret, uus töökoht, parem positsioon, rohkem palka. Kohtumõistmine nagu suured ümberkorraldused, aga tibusammudega. Et tibusammud on ka edusammud. Etapp-etappi kaupa rahulikult edasi liikudes. Kohtumõistmine on väga-väga nagu suur kaart, ennustab ka kolimist ja uut suhet vallalistele. Ta on nagu selline, et uued tuuled hakkavad puhuma, aga ma tahaks öelda 2-3 kuu pärast. Miks see kaart tuleb niimoodi välja, et ütleb, et 2 või 3 kuu pärast midagi juhtub? Selleks, et sa saaksid vanad otsad tõmmata kokku ja panna ka siis psühholoogiliselt, energeetselt ennast valmis nagu ümberkorraldusteks, et ümberkorraldused on alati ebamugavad ja meil tulebki sellest mugavustsoonist välja ronida ja sellele eelnevalt müntide rüütel ütleb, et rahaga sul on niikuinii stabiilne ja hästi. Müntide rüütel on natuke selline läänerindel muutust, et raha ei lähe nagu tohutult üles, aga ega ta ei lähe ka tohutult alla. Et ja ta on väga töökas, ta on väga tubli, tervis on tal hea, teeb oma tööd hästi, mõnusalt, ta ei tööta ka ennast üle, raha on tal nagu selline stabiilne, sissetulek on olemas, et selles suhtes hea kaart, et pigem ma nagu soovitaksingi rohkem, kuna sul on see rahakaart õiget pidi väga-väga hästi siin, kohtumõistmine juba ennustab seda, et sul hakkavad peagi nagu paari kuu pärast hoopis uued tuuled puhuma, sa tahad suuremaid muutuseid enda elus luua, tihti see suve lõpp on nagu selline, et me tahame seda teha, et okei, uus mina, aga need loomingu ja selle särtsu ja elevuse ja seikluste kaardid, need on tagurpidi, ehk siis selle poole sa oled kuidagi alla surunud oma elus ja nüüd tuleb see uuesti nagu ette võtta. Sauade rüütel, Sauade kuninganna. Reisime. Lähme peole, lähme kontserdile, lähme välja, lähme festivalile, avastama uusi kohtasid, et ka need kaardid on väga head sportimiseks, trenni tegemiseks, sest Sauade rüütel on selline, kes ei püsi pudeliski paigal, ta on väga särtsakas ja enesekindel. Sauade kuninganna räägib ka rohkem meie kehast, et vahet ei ole, mis soost sa oled, et see kaart puudutab meie nagu välimust nii-öelda, ta on eputav kaart, ta on ekstravertne, väljapoole särav kaart, ehk siis eputamine, edvistamine, ma olen ilus, võib-olla ka trenniga või dieediga seotud nagu eesmärgid, kes tahab võtta juurde, kes alla, kõik on fine, et Sauade kuninganna ongi see, et pööramegi rohkem tähelepanu ka enda keha heaolule. Ja Sauade kuninganna kohtumõistmine tagurpidi, tegelikult sa oled valmis suuremaks karjäärialaseks pöördeks ja tõusuks. Mõlemad kaardid indikeerivad ameti kõrgendust, mõlemad kaardid on tagurpidi, mis tähendab seda, et sa hoiad ennast tagasi. Ainult sina ise oled endal praegu jalus. Ükski siis jõud universumis ei ütle sulle, et sa ei saa või sa ei tohi või sul ei tule välja või sa ei saa hakkama. Või et siin ei ole isegi sellist, et aeg ei ole õige. Jah, mõningad viivitused selles mõõkade baasis ja õigluses tagurpidi võivad tulla, aga tegelikult sa ise nagu tohutult hoiad ennast tagasi. Ja kohtumõistmine Sauade kuninganna
miks me hoiame ennast tagasi, kust see tuleb, on hirm teiste arvamuse ees, mida nad küll minust arvavad, äkki kukun läbi, äkki kõik naeravad mu üle. Näiteks ka need kaardid tulevad tihti välja inimestele, kes tahaks nagu, neil on äge looming või ettevõte, et tahaks sotsiaalmeedias nagu rohkem ennast promoda või rohkem nagu kuidagi uuemate siis inimesteni jõuda, aga need kaardid tagurpidi ütlevad seda, et ei julge. Kardan arvamust, kardan kriitikat, kardan negatiivset tagasisidet, ma julgen. Ja me hoiame ennast nagu tagasi, et natuke need kaardid, mul on tunne, et üritavad sind utsitada, et sa oled selle asja liiga nagu üle mõelnud, või et sa oled ennast ka natuke nagu krampi tõmmanud, et on aeg utsitada ennast nagu edasi, et suva, mida keegi arvab, on ju, usu mind, et me ka võime siin maailmas imelisi asju teha ja ikka keegi viriseb kuskil, et need on nende teiste inimeste, et kes viriseb, sellel endal midagi väga-väga valesti siis on ju. Et ära lase ennast kõigutada. Kohtumõistmine tagurpidi tihti tuleb välja inimestele, keda on noritud või et kiusatud, on see koolis või et nooruspõlves või et ta on natuke selline tagakiusatud kaart, et mõnikord ka meie vanemad väiksena on öelnud meile, sa ei saavuta niikuinii midagi või et ära seda küll õpi, et sa ei oska, või et meid on nagu tohutult tagasi hoitud ja see on meie töö täiskasvanuna nendest piirangutest siis lõpuks ameti välja murda, et suva ma teen ikkagi, et nad kuidagi üritavad sulle sellist jõudu ja särtsu rohkem nagu anda. Ja Sauade kuningannast veel eraldi rääkides, kuna sul on ka õiglus tagurpidi ja sul on ka Sauade kuninganna tagurpidi. Esiteks Sauade kuninganna tagurpidi on kadedad inimesed, eriti naissoost on see kaart, on ju, et kade sinu peale, et sinu edu peale või sinu ilu peale või et selle peale, et sa nii lahedaid asju teed või mõnikord isegi see potentsiaal, kas me kasutame seda või mitte, inimene on kade, et sa võiksid ju teoreetiliselt nii lahedaid asju teha, et keegi sinu ümbruskonnas ja see naissoost isik on natuke kade su peale ja siis ta võib sulle anda nagu meelega halba nõu või et ära seda küll tee või et niikuinii ei tule välja või et ütleb sulle midagi sellist, sest õiguse kaart tagurpidi on ka siuksed omakasupüüdlikud või ära kasutavad inimesed. Ja teine asi, Sauade kuninganna tagurpidi tavaliselt tähendab, et me mingisuguses suhtes, on see töökaaslane või ülemus või et keegi sõber või me natukene oleme tallamatt. Meil tuleb nagu rusikaga lauale rohkem lüüa, enda ees seista ja õppida nagu ei ütlema. Muidu sa jääd kuidagi lohisema ja see Sauade kuninganna tagurpidi ongi nagu selline, ta ütles mulle nagu suht halvasti, aga tal oli ka ikka halb tuju, ma ikka nagu mõistan ja las siis olla. Kuidagi nagu liiga palju üritame lahti lasta ja kuidagi vaiba alla pühkida midagi selle asemel, et suu lahti teha ja nagu öelda või et vastu panna siis, et ja sul tuleb kellegiga siis neid piire hakata seadma selles Sauade kuningannas tagurpidi, mida rohkem sa enda ees seisad ja aga mida rohkem sa ütled mõttetutele asjadele ei, seda rohkem sul need mõttekad asjad, millele sa saad öelda jah, hakkavad sinu ellu tulema. Ja õiglus on ka väga hea karmakaart, et õiglus tähendab siis seda, et kui keegi on sinuga halvasti käitunud, vahet ei ole, kas oli eile või et 10 aastat tagasi, õiglus tähendab seda, et karma saab meid alati kätte. Karma teab igat aadressi, karma tasakaalustab ennast ise ja need inimesed, kes sinuga halvasti käituvad, nad saavad oma vitsad väga-väga valusalt endale tagasi. Et isegi kui sul on praegu tunne, et maailm on su vastu või et see inimene on nii ebaõiglane või et see olukord, kus sa oled nagu sattunud, on niivõrd nagu frustreeriv ja ebaõiglane, sul on tunne, et sind ei kohelda hästi ja siin võivad olla õigluses ka mängus näiteks kohtusüsteemid, varade jagamised, lastehooldusõiglused. Õiglus puudutab seda, kuna õiglus puudutab nagu seadusandlust ja kohtusüsteeme, ta on selline süsteem, eks ole, see riigisüsteemid ja seaduse süsteemid, milles me elame ja õiglus tagurpidi võib tunduda, et nagu kõik on minu vastu või et miks nad mulle niimoodi teevad, aga ühel hetkel see karma, õiglus on ka kaalude, on ju kaartidel, see kaalud on hästi oluline sümbol, et kaalukauss tasakaalustab ennast nii-öelda, kes on halvasti käitunud, saab oma halvad vitsad tagasi ja kes on hästi käitunud, saab oma head präänikud ka endale tagasi. Seega vali ka ise väga hoolikalt, et millist energiat sa endast annad välja, isegi kui sa nagu tunned, et kõik on sinu vastu, ikkagi jääme rahulikuks, jääme neutraalseks, ei tähenda, et sa pead olema nendega tore ja lõbus ja ha-ha-ha, vaid lihtsalt selline neutraalne käik on ka hea nagu hoida siis endas.
et päris huvitav, et meil on ka siis kaitseinglite kaardipakist kaart number 12, see on usu ja uskumuste ja nagu seda sõna saab tegelikult tõlkida väga paljudel erinevatel viisidel, et mitte ainult usunditega seotud, eks ole, vaid see fate on nagu selline usk iseendasse, usk, et ma saan hakkama, positiivne ootus, et mul lähebki kõik väga-väga hästi, et sul tuleb sellest kuust tõenäoliselt nagu hästi selline, et isegi kui asjad on praegu pilla-palla, isegi kui midagi on lappes, isegi kui see inimene minuga ei räägi ja midagi imelikku toimub, ma hoian seda usku, seda lootust, seda positiivset ootust, et kõik laheneb ära, kõik läheb hästi, ma ei võta osa sellest draamast, mis siin hetkel toimub, ma ei lase ennast kõigutada, ma viin oma mõtted mujale, ka natukene peab siin lõõgastuma selles Sauade kuningannas ja Sauade rüütlis tagurpidi, et me ei läheks nagu liiga kuidagi pingesse, et sellepärast sul ongi tulnud välja need loomingu ja spordi ja reisimiste ja ürituste kaardid natuke siin niimoodi tungivalt, et hoida seda nagu positiivset joont, et see kuu õpetab sulle seda, sinu suhtumine ongi kõige olulisem. See, kuidas sa seletad endale selle olukorra lahti. See, kas sa ütled, vaene mina, kõik on mu vastu, issand kui õudne, või siis see, et selline õppetund praegu, ma õpin sellest, et selle inimesega ma enam ei tee mitte midagi koos, et ma oskan ei öelda, ma oskan piire seada, ma ei luba endaga niimoodi käituda, et need 2 kaarti on see jää positiivseks pluss see nagu usu või et selle positiivse usu ja lootuse hoidmine, et see on tegelikult väga ilus õppetund meile, et mitte miski ei ole kunagi nagu katki või pahasti, maailm ja energia tegelikult kogu aeg on muutumises, et isegi kui sul on tunne, et on mingi madalseis, asjad niimoodi ei jää ja tegelikult siin ei ole nagu neid madalseisukaarte ka nii palju, et asi nii hull oleks, aga lihtsalt see, et vahet ei ole, mis praegu toimub, niikuinii läheb lõpuks kõik hästi ja kusjuures lähebki, et enne ma ju ka rääkisin sellest mõõkade baasist, et alguses öeldakse ei, et sa ei saa siia tööle, kuu aja pärast helistavad, kuule, kas ikka saad tulla, natukene nagu selline tunne või natuke nagu selline kuu, vahet ei ole, kas see on suhetes, kas see on rahaasjades, et alguses on kuidagi siuke, et miks asjad ei toimi ja siis järsku järjest hakkavad uksed avanema, järjest hakkavad asjad toimima, et seega sinu õppetund on ka mitte kiirustada, et kõik läheb väga-väga hästi. Räägime ka siis suhetest, kuna meil on see siis väga selline andekas poeet Plato siin sinu jaoks väljas, et kui me räägime juba sellisest luuletustest ja poeesiast ja filosoofiast, mul on tunne, et valik number 1, see kuu armastad kõrvadega, inimesed võivad sulle rääkida imeilusat juttu, aga sina proovi vaadata selle jutu taha. Kas teod pannakse ka vastavalt sellele jutule? Et päris huvitav sõnum. Ja sellel kaardil on alati siis 3 erinevat sõnumit meile edastada. Esimene nendest on selline: armastaja puudutuse läbi saab igaühest meist poeet. Eks meie armastajat on mõeldud siin selles kontekstis füüsilises mõttes, ehk siis väga nagu kirgliku ka, Sauade rüütel ka räägib siis füüsilisest kirest, ta on väga sensuaalne kaart, on ju, et vallalised ja kes on suhtes, et sinna võib olla potentsiaalselt selles kuus, kui sa lubad endal avaneda, siis väga-väga palju naudingut ja avastamist selles vallas. Teine sõnum, mis on sellel kaardil, on siis see armastus on lihtsalt nimi, mis on antud kirele ja ma tahan sind sellisele suhtumisele, et väga lähedast või võtta lähedaseks tegev või lähedust toov kuidagi sõnum, on ju, et ma armastan sind, et armastus on see, mis toob meid teineteisele lähemale, et see on nimi, mis on pandud sellele tõmbele ja sellele kirele 2 inimese vahel. Ja 3. sõnum, hullumeelsus armastuses on üks kõige suuremaid taevaõnnistusi, nii et päris korralik nagu selline kirest ja lähedusest ja armastusest nõretav kaart ja ta ongi väga poeetiline ja väga naudingute rohke, ütleme niimoodi,
et potentsiaalselt väga-väga kirglik kuu, et siis paarisuhetes, armastuses ja eriti see füüsiline kirg, et see sauade rüütel, tema on väga särtsakas, ta on väga karismaatiline, ta on keegi, kellega igav ei hakka, nii et vallalised, sinu ellu on keegi tulemas. Kindlasti sauade rüütlis alguses võib sulle tunduda, sul on isegi 2 rüütlit väljas, et vallalised alguses sulle võib tunduda, et ta on lihtsalt nagu sihuke ajutine variant või 1 öö liblikas, aga tegelikult ta võib isegi hiljem sind üllatada, et alguses on lihtsalt see, et oleme lihtsalt koos suva, aga pärast võivad hakata ka tunded tekkima. Teine rüütel on sul müntide rüütel, mis on nagu suhteliselt vastand sauade rüütlile. Kui sauade rüütel on väga karismaatiline ja kirglik ja võrgutav kaart, siis müntide rüütel on väga ontlik, vaikne, introvertne, 2 jalaga maa peal, tead, arme püra kui kokku ja natuke nagu selline, aga mõlemad on head, et ja sa võidki valida siis 2 nagu inimese vahel või rüütlid on keegi, kes tulevad meie ellu nagu väga suure nagu sellise hooga. Rüütlid on liikuvad kaardid, nad on alati istuvad hobuse seljas, nad sõidavad kuskile, nad teevad midagi, et nad tulevad meie ellu suure hooga. Sa saadki valida nagu 2 suhteliselt erineva isiksuse vahel. Kirglikkust toovad nad sulle mõlemad siis vallalised, aga pikaajalist sõnumit, et kas see ka asi kestma jääb, hetkel nad ei taha sulle öelda, hetkel siin ei ole nagu selliseid pikaajalisi kaarte väljas, järelikult sul ongi vaja kogeda neid inimesi, saada neid õppetunde, ega ka siis pikaajalisus ei ole välistatud ja kes on suhtes, natuke pidurdad ennast, natuke hoiad ennast tagasi, natukene kuidagi ei taha avada ennast ja sauade rüütel tagurpidi tähendabki seda, et me mõtleme liiga üle, praegu ei saa või praegu ei ole raha, ärme ikka sinna välja mine, ärme ikka seda teeme, kuidagi oleme jäänud mingisugusesse rutiini kinni ja tegelikult see juunikuu võikski olla just väga suur nagu kirglik kuu sinu jaoks, või et teie kui paari jaoks, et lähme välja, lähme loodusesse, reisile, spaasse, teeme ägedaid asju koos, seikleme koos. Millal te koos tegite midagi esimest korda, et see ei pea olema mingisugune ekstreemsus, nagu näiteks langevarjuhüpe, see võib olla lihtsalt, et proovime uut mingisugust restorani, lähme uude kohta, proovime uut ägedat tegevust, et lähme matkama näiteks koos, et proovida asju esimest korda koos, et see toob ka meid sellest mugavustsoonist siis välja, et natuke olete sattunud sellesse nagu mugavasse rütmi või et rutiini. Aga kuna siin on ka vee-elemendi kaarte, et see luige, siis hing, eks ole, valged luiged ju nemad on sellised, et kui me räägime paarisuhetest ja armastusest, luiged on ju kogu eluks, eks ole, et neil on see üks partner, keda nad tohutult armastavad, et see on väga-väga ilus märk ja mulle meeldib ka see roosad, lilled ja see luige tiivad on ka roosad, et roos on selline enesearmastuse ja ka universaalse armastuse ja tervenemise värv, et kes hästi tahab roosat või armastab roosat või et meil on kõigil mingid perioodid, kus me tahame roosat nagu kanda. Ja roosa on hästi selline, et ennast hellitav ja poputav, ma aktsepteerin ennast, ma armastan ennast, eks ole, ja ka paarisuhetes romantiline siis värv ja see luige hinge, tema sõnum on see, et on aeg sukelduda sügavale. Et mitte ennast enam piirata, mitte karta, et mida ta küll minust arvab, vaid on aeg nagu tõesti avaneda, et rääkida südamelt kõik ära, on see sõber, on see sinu paarisuhte partner, et tõesti südamesse vestlused ja avaneda ja ka õppida uuesti usaldama inimesi, kui sa oled tundnud, et ka siin lähiminevikus või et ka pikemas plaanis minevikus inimesed on su usaldust väga petnud või siis reetnud, et see luik kuidagi, ta toob need õiged inimesed meie ellu, kes on meie hingesugulased, kellele saab toetuda ja kellele saab ka ennast emotsionaalselt avada, et on aeg sukelduda sügavale. Ja teine vee-elemendi kaart on sul sellest Lemuuria oraklikaartidest välja, see on ka kaartnumber 12, siin oli sul ka kaartnumber 12, nii et 12 võib ka olla oluline siis number sinu jaoks ja vee-element ja selle kaardi nimi on
ülevoolavus, overflow siis inglise keeles ja et seda vett on nii palju, et see lausa purskub meist välja. Vesi taros sümbolina on suhted, armastus, tunded, emotsioonid. Emotsioonid võivad olla ka kurbus, pettumus, solvumine, süütunne, häbi, viha, rõõm, ekstaas, armastus, elujõud, vitaalsus, on ju see elevustunne või põnevustunne meie sees. Ja siin see on, et see võib emotsionaalselt olla väga kõikuv kuu sinu jaoks. Üks nädal oled üliõnnelik, teine nädal nutad täiega ja see on ka okei. Et mul on tunne, et sinu emotsionaalne keha terveneb tohutult praegu. Ka siis see maapealne sõnum rohkem, nagu praktilisem sõnum on kindlasti see, et sul tuleb rohkem vett juua. Et tõesti sul võib olla nagu, et unustad vett juua või et natukene selline dehüdreeritud tunne tekib mul, kui ma seda kaarti siis vaatan, või siis ujuda rohkem, viibida rohkem ka veekogude läheduses, võib-olla ka see võib olla lihtsalt bassein või spa, kuhu minna, see võib olla ka meri on ju, või järv, et see vee siis element, vaata ilma veeta me ei saa elada. Ja see ütleb mulle ka natuke paarisuhetes, kuna see luigehing oli meil siin väljas, meil oli siuke nii sügav ja kirglik poeetiline siis armastuse kaart siin väljas on, et see natuke ütleb mulle seda, et ma ei saa ilma sinuta elada. Et nagu me veeta ei saa, paar päeva võib-olla ja siis ongi kõik, on ju, et meil on vaja vett selleks, et elada ja eksisteerida ja mul on tunne, et ka see armastuses, kuna vesi räägib meile suhetest tunnetest, on ju, et ka, et ma vajan sind või et ma ei saa ilma sinuta elada. Ja üks sümbol, mis mulle hästi hakkab, isegi 2 praegu, mis hakkavad siit hästi silma, selle inimesel on 8 kätt, mis tähendab seda, et sul tuleb multitaskida see kuu väga-väga palju, mitme erineva projektiga tegeleda korraga, mitu erinevat inimest, kes kogu aeg midagi tahavad sinust korraga, et väga nagu selline, selles suhtes üsna kiire kuu on sul tulemas, nii et proovi ka aega iseendale leida ja ka nagu sind ennast rõõmsaks tegevaid siis asju teha, on ju, et mitte ainult teiste jaoks olemas olla, teistele elada, kõigega sa saad väga-väga hästi hakkama. Ja teine sümbol, mis mulle siit torkab silma, on siis et see võib olla nagu kuu või et lihtsalt nagu selline poolkaar, aga ta meenutab mulle hobusarauda. Hobusaraud nagu nii-öelda see lahtine pool on ülespool, et paljud hobuseraud on nagu see õnnega koos laki, eks ole, selline sümbol, on ju. Et paljud panevad hobuseraua niimoodi ülespoole, see tähendab seda, et õnn ei saa sealt välja kukkuda. Paljud panevad hobuseraua siis avatud suuga nagu allapoole ja see tähendab, näiteks ukse kohal, see tähendab seda, et kui sa kõnnid uksest läbi, siis õnn valgub sulle sealt peale. Et selles suhtes see ei ole oluline, mis pidi see hobuseraud on ju. Oluline on see, et kui sina usud, et ta on nii või naapidi sinu jaoks edukas, siis nii ongi. Uskumused, vaata, sul on ka see uskumuste kaart, on ju. Et see, millesse sa usud, see ongi sinu maailmas nii. See ei pruugi olla teise inimese maailmas nii, aga see on sinu maailmas nii. Nii et tee seda, mida sa usud, et pane see hobuseraud endal nii pidi, nagu sa tahad. Ja see hobuseraud, eks ole, hobused, kui sul tekibki nagu tunne ratsutama minna, ratsamatkale minna, hobune on hästi nagu selline, hobuse südame löögisagedus on 5 korda madalam kui inimese oma, ta on niivõrd rahustav, tervendav, hobustel on väga suur süda, väga suur empaatiavõime, et võib-olla sul tekibki väga spontaanselt on ju tuju või tunne, et tahaks rohkem näiteks hobustega tegeleda või ratsamatkale näiteks minna, et väga-väga äge, aga tulles tagasi selle esialgse sõnumi juurde, et see sümbolina ütleb mulle seda, et sa oled tohutult õnnega koos, sest üks paar nendest 8 käest on ju, hoiabki seda hobuserauda nagu kuidagi õhus, et sina hoiad oma õnne nagu enda käes, et see nagu õnnelikuks tegev sündmus või unistus, et see ongi sul käes, et päris põnev. Vootsi niimoodi valik number 1, võtame ka siis sinu selle kui olulised tähemärgid välja. Kuigi siin laua peal on neid päris palju, nagu ma ütlesin, et neid isiku ja õukonna kaarte siin on. Mõõkade baas on kõik õhumärgid, kaksikud kaalud, veevalaja. Sauade kuninganna, sauade rüütel, tulemärgid, jäär, lõvi, ambur. Müntide rüütel, kõik maamärgid, sõnne, neitsi, kaljukits. Ja veel enam on sul uuesti tulnud välja kaalud, et siis õiglus on kaalud isikukaart ja kaalud on siis esindatud nii mõõkade baasis kui ka selles õigluses, et kaalud on 2 korda väljas. Ja lisa siis tähemärgid on sul kaljukits,
ma kasutan ja sõnn ma oman. Väga põnev. Ja valik number 1 võtame ka siis sinu juunikuu olulised kuupäevad, et millal miski sinu elus juhtub või sellised olulised ajapunktid. Siis meil on 8. juuni, 24. juuni, jaanipäev, 30. juuni, 23. jälle jaanipäev, 13. juuni ja 20. juuni, nii et valik number 1 sinu siis juunikuu olulised kuupäevad on 8., 13., 20., 23., 24. ja 30. juuni, nii et valik number 1 ja siis oli sulle, kui sulle see lugemine meeldis, sa võid ka vaadata tiiutarot.ee, et äkki leiad ka sealt endale midagi toredat, põnevat vaadata, kuulata. Valik number 1, ma loodan, et tuleb hästi imeline, vahva, vinge, tore, põnev juunikuu. Ma loodan, et kõik sinu soovid ja unistused täituvad. Suur aitäh sulle seda videot vaatamast, kuulamast ja kohtume juba järgmises videos. Tšau! Valik number 2, tere tulemast, kui sa valisid selle imeilusa rohelise kivikese. Vaatame siis, mis on juunikuu sinu jaoks toomas, mis on juunikuul sinu jaoks varuks, mida sa pead teadma, mis on sinu ellu tulemas. Esimene kaart on meil müntide 6 õigetspidi, väga hea. Siis on meil loomahingade kaardipakist kaart number 36, see on koi kalake või kuldkalake. Alati on piisavalt, ütleb see kaart. Siis on meil kaitseinglite kaardipakist kaart number 26 ja see on jõu ja tugevuse ingel, nii et väga põnev. Siis meil on järgmise paari nädala jooksul armastuse ja paarisuhete kaardipakist. Selles kaardipakis on igal kaardil siis läbi aegade, läbi sajandite kujutatud siis ühte kuulsat inimest ja sul on välja tulnud Oscar Wilde, nii et päris põnev. Ja siis meil on Lemuria oraklikaartides samuti kaart number 26, 26, 26, eks 26. kuupäev võib olla ka väga oluline. Ja see kaart räägib täisspektrumist, nii et päris ilus. Ja siis tarost meil on mõõtkade 7, sauade 2 tagurpidi, hiromant õigetspidi, müntide 9 õigetpidi ja karikate paas tagurpidi. Okei, siin on nagu natuke kõike valik number 2, et ma ütlen ära, et siin on siis see sinu selle kui olulised tähemärgid, et neid siis võtame välja lugemise lõpus, et sul oleks midagi põnevalt ees oodata ka. Aga üldiselt valik number 2. Siin on natuke kõike, mis ütleb mulle seda, et sinu elu on väga tasakaalus juunikuus, et ei ole selliseid ekstreemsuseid, et meil ei ole mingisugust hullu nagu krahhi või etappi, kui raske õppetundi see kõõdne, aga paraku meil ei ole ka selliseid kaarte, mis on nagu sellise mega suure pöördev põietõusuga ja seda ka tegelikult indikeerib sinu esimene kaart, müntide 6. Ja müntide 6 üks oluline sümbol on ka kaalukauss, eks ole, ja kui see kaart on õigetpidi, nagu ta sul siin on, see tähendab tasakaalustumist, eriti rahaasjades, aga ka nagu erinevad elu valdkonnad, eks ole. Meil on tööga hästi, meil on armastusega hästi, meil on sõbrad on toredad, käime natuke väljas, saame ka nagu puhata, eks ole, kõik nagu toimib nii-öelda. Ja minu soovitus ongi selles müntide 6, kuna siin on all on täielik elu nagu assortii, ja siin on spirituaalsust, siin on töökus, siin on raha, siin on reisimist, siin on armastust ja siin on ka natukene võib-olla selles mõõtkade 7, et tuleb ka endale otsa vaadata, et kuidas me ennast kohtleme või kuidas ennast tagasi hoiame, et siin on nagu natuke kõik on selles assortiis, et see ütlebki mulle see müntide 6 ütlebki seda, et kõike on piisavalt, kõike on natukene, kõike on piisavalt, me ei pea üle pingutama ühega asjaga, vaid selles 6 ei tohikski olla nii moodi, et üks asi võtab täielikult võimust, et ma ainult ühte asja näen ja ühte asja teen, näiteks töö on ju, või et mingisugune suur projekt või et siin võiks olla nagu kõigega natukene tegeleda ja kui sul on olnud tunne lähiminevikus viimased paar kuud või et isegi talveperiood, et sul on tunne, et asjad on tasakaalust väljas, et sa ei jõua trenni teha, toitumine on lappes, kuidagi need tööasjad ei ole ka head või et on suhted kuidagi sellised, et kasutatakse ära või et ei ole päris head, on ju, et siis müntide 6 ütleb mulle juunikuus sinu jaoks seda,
et asjad hakkavad minema nagu vaikselt loksuma lihtsalt paika. Asjad lähevad paremaks, rahaasjad lähevad paremaks, sõprussuhted lähevad paremaks, kuidagi saame ise ka ennast rohkem nagu joonda nii-öelda natuke trenni, natuke puhkan, natuke vaatan enda toitumise üle ja kuidagi niimoodi vaikselt samm-sammu haaval aina paremaks läheb, et see on ka see lause, mida ma oma peas nagu kuulen, et aina paremaks läheb, on ju, et võib-olla mitte nagu sellise suure imelise, et päevapealt on kõik imeline, on ju, et suure nagu muutusega, aga ta nagu kuidagi samm-sammu haaval rühid nagu paremuse poole. Nüüd sellest müntide kuuest veel rääkides, ta on väga hea rahakaart. Ta räägib nagu sellest, et see panus, mille me nagu sinna töösse anname, on see palgatöö, on see mingi enda ettevõte või et oled sa vabakutseline, et see tähendab seda, et me ei pea üle pingutama, meid ei kasutata ära, meid ei sunnita takka, meid kuidagi ei piitsutata, ise ka me ennast ei piitsuta. Me kuidagi mõnusas tempos rahulikult jõuame kõik asjad tehtud ja see tulemus ja ka rahaline nii-öelda tasu ja tänutunne, mis me sealt vastu saame, on ka vastavuses ja on päris hea. Ehk siis selles suhtes, et me teeme head tööd ja saame head raha, et põhimõtteliselt seda see kaart tähendab. Samuti on see kaart õigetpidi ka soodne tehinguteks, on need mingid ostud, tahad sa endale ammu juba osta midagi, sa võid leida hea diili, sa võid isegi sõbra või töökaaslase kaudu, kuna suhetest rääkides müntide kuus on töökaaslased ja sõbrad, mõnikord ka koolikaaslased. Noorel inimesel pigem koolikaaslased, vanemal inimesel töökaaslased on ju. Või siis mõlemad on ju, kui sinu elus on aktuaalsed mõlemad, et või siis ka mingi naaber või siis ka sõprussuhted. Müntide kuus õigetpidi on väga-väga hea kaart, nagu, et ta on nagu turvaline, ta on usaldusväärne, ta on stabiilne, inimesed aitavad sind, sina aitad ka neid, käsi peseb kätt, teeme koos on kergem. Et sa kuidagi saad selle kuu vältel aru, kes on sinu inimesed ja kes mitte, kes jäävad sinuga, kes hoiavad su kätt, kes aitavad sind edasi, kes mõtlevad kaasa, kes lihtsalt nagu kuidagi ka hoiavad sind või et julgustavad sind, et sa saad aru, kes on sinu inimesed ja kes mitte. Müntide kuus ongi, et sõber võib paluda sinult teenet ja nädal aega hiljem sul läheb ka vastuteenet vaja. Et on natuke selline kaart, et aitame teineteist ja ka töökaaslaste või et koolikaaslaste sõprade tutvusringkonna kaudu. Sa võid saada tegelikult päris häid pakkumisi. See võib olla uus töö, see võib olla näiteks, et sa ammu tahad osta endale näiteks autot või sa tahad kolida või sa tahad lihtsalt midagi ka pisemat endale soetada. Et selles kaardis, et kui me räägime sellest, ma tahaks ammu juba osta seda ja siis järsku mingi sõber või töökaaslane on kuuled, et ma tean kedagi, kes teab kedagi, kellel on täpselt see, mis sul on vaja. Seega pläkuta enda soovidest siis nagu toredatele, usaldusväärsetele, sõbralikele inimestele, sest kunagi ei või teada, kes teab kedagi, on ju, et kus kaudu midagi võib saada. Et ta räägib ka väga headest tehingutest, on need mingid kinnisvaraostud, müügid, pisemad ostud, müügid, lepingute sõlmimised, et see kaart on päris hea. Et muidugi mõtle alati nagu läbi, et taro ei ole kindlasti nagu selline finantsilised nõuanded, on ju, et mõtle läbi, aga kui sul on endal ka tunne on hea, siis tasub nagu teha, on ju. Et selline mõnus kaardikana. Ja neid hea rahakaarte on sul kusjuures veel siin nagu väljas ja ma ei imesta, sellepärast, et sa valisid ju endale ikkagi rohelise kivikese, et roheline on meil raha ja tervisega seotud ja kehaga seotud. Nii et hiramant ja müntid 9 on siis need kaardid, millest ma räägin, mõlemad on siis maa energia. Hiramant õigetpidi on selline turvaliselt, rahulikult, samm-sammu haaval, vaikselt nohisedes, raha läheb paremaks, töö läheb paremaks, järsku tuleb ametikõrgendus, siis tuleb hoopis parem töökoht. Et ta on nagu selline, et me ei märkagi, kuidas me oleme aina edukamad, sest see tõus on väga vaikne ja väga rahulik, aga päeva haaval nagu aina paremaks läheb. Jällegi nagu see sama sõnum on, et see kuu algus võis sinu jaoks olla nagu selline, et kõik asjad on pilla-palla, lappes, ma ei tea, mis toimub, on ju. Kuu keskel selline tunne, kõik on stabiliseerunud, okei, ma olen enda rütmi nagu saanud tagasi, kõik asjad loksuvad paika. Kuu lõpp on nagu selline, et vau, et ma ei arvanud, etki nii hästi nagu läheb. Et siis natuke nagu selline kuu on ju.
ja Hiromant räägib ka nagu usunditest ja uskumustest, kuna ta on nagu siis usukaart taros. Hiromant tavaliselt traditsiooniliselt kujutatakse sellist kirikupapat nii-öelda, aga noh, ta räägib kõikidest maailma usunditest ja noh, sellest, millesse me usume, et see ei tähenda, et me peame olema usklik. Hiromant on lihtsalt selline kõrgema jõu tunnistamine ja mõnikord ka nagu sellisele salapärasele teekonnale minek. Ja ma tahan õppida universumi seaduseid rohkem nagu teadma, või tundma, ja ma tahan tegeleda näiteks vaimsusega, esoteerikaga. Hiromant on see nagu usujuht nii-öelda, sektiliider nagu noh, nii-öelda jutumärkides ka siin, väike tarohuumor, et Hiromant on nagu see ka vaimne õpetaja või mentor või juht, et kui sa nagu tunned, et sa oled pikka aega juba tegelenud vaimsusega ja sa äkki oled õppinud midagi ja sa oled valmis nagu nüüd teisi inimesi aitama, koolitama või ka järgmisele tasemele jõudma enda nagu selles vaimses töös. Hiromant ka seda tähendab, kusjuures sa oled valmis. Jah, mõõkade 7 õiget pidi sa võid endale öelda, ma ei ole valmis, ma ei oska, teised on minust andekamad. See on kõik puhas vale, ära kuula oma seda aju. Et pane kõhutunde pealt edasi, et tegelikult sa oled valmis ja tegelikult sul on väga-väga võimas talent ja anne. Ära hoia seda endale, et see on need inimesed, kes sünnivad võimsa talendi ja andega, et see on loodud jagamiseks ja läbi teiste inimeste kas siis aitamise või et lihtsalt nagu enda siis juhatuse välja rääkimise või edasi rääkimise läbi me saame ka ise tagasi väga-väga palju sealt, et sa oled valmis järgmiseks tasemeks, on see siis vaimsel teekonnal, on see inimeste juhtimises aitamises, et ka näiteks igasugused erinevad teraapiad või et psühholoogia näiteks õpid ja nüüd sa oled valmis nagu kuidagi ka siis teistele edasi andma seda, mida sa oled õppinud, et ta on ka õpetajate kaart, on ju, et õpilasest saab õpetaja väga-väga äge. Ja ka rahaliselt Hiromant on edukas. Ta on 2 jalaga maa peal. Üks tema edu saladusi on tegelikult see, et ta ei priiska või et ta on nagu selline, et ta teeb väga läbimõeldud otsuseid. Aga noh, huvitaval kombel üks selline ääretult eputav, noh mitte eputav, aga selline, ütleme niimoodi, ekstsentriline kaart rahaliselt on meil müntide 9 siin kõrval. Müntide 9 on rikas inimene. Ja müntide 9 on see, et ma olen nii rahul oma rahaga, ma olen rahul sellega, et mida ma saan endale võimaldada selle eest või lubada, et kes nagu tunneb, et rahaasjad on olnud ligadi-logadi või sa nagu otsib paremat töökohta. Hiromant võib olla siis parema töökoha leidmine, uue töökoha leidmine, aga Hiromandiga sulle alguses võib nagu tunduda, et see on midagi nagu sellist igavamat või et kogu aeg on üks ja seesama. Aga noh, tegelikult sealt on väga palju rahalist küllust siis võita ja saada. Ja müntide 9 on rohkem nagu selline isepäine kaart. Vaata, tema on kass, kes kõnnib nagu enda teed, enda moodi ja selline, ta ongi seotud nagu selle hüppega tundmatusse ja ta on kass, kes hüpates tundmatusse maandub alati käppadele. Et seda ma näen sul pigem nagu kuu lõpu poole. Et müntide 9 on nagu selline, et kas ma teen või ei tee, proovin või ei proovi, vaata natuke nagu selline ja see on tööga, karjääriga ja rahaga seotud. Noh, ma tulen ka hiljem suhete juurde, aga tee ära. Müntide 9 ongi nagu selline, et sa küll leiad igasuguseid vabandusi, kõik hirmud tulevad sul üles, et äkki kaob raha ära, äkki ma ei oska, äkki ei saa, aga tegelikult tasub nagu ära teha, tasub ära proovida, et sa maandud käppadele ja müntide 9 on natuke selline kiiksuga kaart. Ta on nagu selline erilisemad või et teistsugusemad inimesed, et kui tavainimene elab teatud tüüpi majas või teatud tüüpi korteris ja neil on teatud tüüpi suhted ja teatud tüüpi eluunistused, siis müntide 9 on see, kes elab nagu mingis värvikirevas lossis ja lemmikloom on tal sebra ja faasan ja natuke nagu selline teistsugune ja selle kaardi nagu tähendus ongi see, et imelikkus on rikkus. Et kui me teeme midagi, mis on tõesti nagu meie oma, meie selline unikaalne rada, me teeme enda moodi omas mahlas, mitte nii nagu teised teevad, mitte nii nagu ühiskond arvab, sest vaata, Hiromant on hästi selline, ühiskonnas on sellised reeglid, traditsioonid, seda asja tehakse nii, sest seda on sajandite vältel niimoodi tehtud, sellepärast ongi natuke nagu selline usuline liider, on ju see Hiromant ja vaata sellel Hiromandile väga hea tasakaalustav müntide 6 kaalude kaart, tasakaalustav kaart on müntide 9, siin kohe kõrval ei,
Aga ma ei taha niimoodi teha, ma tahan välja murda nendest normidest, tavadest ja reeglitest ja huvitavad inimesed jäävad alati silma ja jäävad alati meelde. Et pea nagu selle kuu jooksul ka seda meeles, et need imelikud inimesed on need, kes tegelikult silma paistavad. Mitte see, et sa üritad meeleheitlikult olla teiste moodi või sulanduda halli massi, on see siis tööalaselt, on ju. Mõnikord meil on hirm, et meid ei aksepteerita või et ei võeta omaks, usu mind, sinu inimesed võtavad sind alati omaks, on ju. Et me ei peaks ennast nagu peitsma või et riietuma teatud moodi või soengut tegema teatud moodi selleks, et olla nagu kuidagi aksepteeritud. Müntide 9 õpetab meile väga tugevalt seda, et mida imelikum sa oled, panegi endale paabulinnu sulg pähe ja mine laia maailma, et mida imelikum sa oled, seda rohkem tegelikult sa inimestele meeldid, sest sa nagu kuidagi aksepteerid iseennast. Sul on suva teiste arvamusest ja tegelikult inimesed võivad öelda, issand kui imelik ta on, aga tegelikult imelikud inimesed meeldivad teistele väga, sest sa kuidagi inspireerid teisi ka olema selline teistsugune ja enda säras ja kandma ägedaid riideid. Ja mõnikord öeldakse, et tema vanuses kannab selliseid riideid. Väga hea kannagi, eks ole, et sa oledki loodud natukene nendele ühiskonna normidele ka sinna vastu võitlema, vastu voolu ujuma. Ja see paradoksaalselt toob sulle parema töö ja rohkem raha, mis on väga huvitav, et see on kõik omavahel siis nagu seotud, et mida rohkem sa oled enda moodi ja imelik, seda edukam sa rahaliselt ka siis oled. Et sellest mõõkade 7, kui ma juba hakkasin rääkima, mõõkade 7 on natuke siuke ennast saboteeriv kaart. Et see on tema üks tähendusi. Ma ei oska, ma ei saa, mul ei tule välja, mul ei ole seda paberit, mul ei ole seda kogemust, niikuinii mind sinna ei võeta tööle, milleks üldse proovida, et me valetame endale igasuguseid asju kokku ja see tegelikult hirm ja ärevus meie sees, hirm kukkuda läbi, hirm, et kõik naeravad mu üle, hirm, et halvustatakse ka näiteks suhetes ja armumises, hirm, et ta ei taha mind, hirm, et ta valetab, hirm, et ta petab, hirm, et ta läheb minema, on igasugused hirmud ja siis me hakkame nagu tonti nägema seal, kus seda tegelikult ei ole. See käib nii tööasjade kohta, see käib ka paarisuhete kohta, sul on karikate baas ka, mis on selline armumise kaardikene siin on ju, et sa mõtled üle, teed rahune maha, ära kuula seda osa endast, mis kogu aeg ütleb, et jah, aga mis kõik võiks valesti minna ja hakka rohkem enda nagu aiu taguma seda, et jah, aga mis kõik võiks hästi minna, et see on tegelikult hirm ja see on tegelikult enese alalhoiu mingisugune siis instinkt, et ärevuses analüüsida igasuguseid potentsiaalseid halbu asju, mis võivad tulla, kuigi neid ei pruugi kunagi tulla. Ja usu mind, kes vigu otsib, see ka leiab, et igalühel meist on omad head ja vead ja kui sa ainult nendele keskendud, siis sa hakkadki neid negatiivseid asju ainult nägema. Et sa saboteerid ennast natukene, on see rahaasjades, on see suhetes, aga alternatiivselt, kuna sul on hea sõbrakaart müntide 6 siin üleval, mõõkade 7 võib olla halva sõbrakaart, eks ole, et nagu nii ja naa, et sa näed, kes on sinu vastu nagu helde, kes aitab sind, kes hoiab su kätt, kes kaitseb su seljatagust, kes on sinu poolt ja mõõkade 7 võib sul olla selle kuu vältel õppetund, et keegi räägib taga, keegi teine siis, eks ole, et või siis tuleb välja, et ta tegi sulle nagu head nägu, aga selja taga rääkis midagi muud. Et mõõkade 7 mõnikord on sellised salakavalad, susserdavad inimesed, kes valetavad, kes üritavad meid midagi saada, aga nagu vastu ei anna. Või siis teevad sellist eriti mesimagusat ja moosist nägu või et no aita ikka mind ja tee mulle seda, aga tegelikult vastu midagi ei anna. Ja nende inimestega, usu mind, sa tunnet ära, sest kõhutunne meil ei valeta kunagi. Et aju võib sulle öelda, loogiliselt tundub ju okei, aga vaata midagi kripeldab, midagi häirib, vaata midagi tundub nagu liiga fake või liiga nagu siuke võlts ja kuidagi imelik. Ja kohe, kui su kõhutunne midagi sellist ütleb, kuulame seda, punane hüüumärk kohe, et sellel inimesel ei ole mõtet kogu oma eluunistus ja saladusi ära rääkida. Üldse, kui sul on mingi äge idee, rahaga seotud, äriga seotud, loominguga seotud, ära sellest nagu igal inimesele võib-olla ka räägi, sest mõõkade 7 meie ümber võivad olla natuke nagu sellised urgitsejad, kes ajavad oma küüned igale poole meie taskusse, varastavad meie ideed sealt ära ja natukene siis võtavad ka selle au endale ja see võib olla ka tööga seotud, kuna müntide 6 esindab ka tööd ja töökaaslaseid. Eks sul võib olla ka kollektiivis keegi selline
kes kuidagi sinu ideid varastab ja siis presenteerib neid enda omana või et kuidagi teeb nii head nägu ja oh my god, me saame nii hästi läbi, aga tegelikult selja taga räägib issand jumal, levitab kuulujutte, et natuke tasuks, ma tahaks öelda silmad-kõrvad hoida lahti, aga tegelikult tasub kõhutunne just nimelt hoida selliste inimeste suhtes hästi lahti, et kui kõhutunne ütleb, et midagi on nihu, siis midagi on nihu. Et mulle meeldib, et ka selles taro kaardipakis on sellel mõõkade seitsmel kujutatud rebast, vaata see ongi natuke selline riukalik, kaval rebane. Ja natukene, mitte et rebane oleks halb loom, aga vaata sümbolina ta on lihtsalt selline natuke mängur, natuke salakaval. Et see on lihtsalt selle rebase arhetüüp nii-öelda. Et hoida lihtsalt natukene ennast teadlikumana, et ka siis selliste inimeste suhtes. Aga ega nad tulevad ja lähevad sinu elus, sellepärast et sul on ka väga jõuline kaart väljas, et see kaart ei ole kusjuures ammu nagu tulnud, et see on siis kaitseinglite kaardipakist, see on jõu ja tugevuse ingel. Ja mulle meeldib, et see inimene, keda on kujutatud sellel kaardil, tal on nagu selline supernaise kostüüm, vaata see keep lehvib, vaata selline sinise punasega natuke selline kostüüm, aga mulle meeldib, et see on kleit, et see on päris äge, et sa saad kõigega hakkama, sa lihtsalt paned pea ees kõigest nagu läbi, ära peatu, supernaine on ju see, et keda ei saa hävitada, nii-öelda ta on üks kõige tugevamaid jõude siin maailmas ja tea, et sul ei saa halvasti minna, sa ei saa kukkuda, sa saad kõigega väga-väga ilusasti hakkama, supernaine ka oskab ju lennata, mis on nagu ka päris põnev, et sellise keebi lehvides, mul on tunne, et sa isegi nagu tõttad inimestele appi või et sa viimasel hetkel päästad olukorra või kuidagi selline väga-väga vahva, väga spetsiifiline sõnum. Kui sa oled mõelnud õppida päästjaks, kiirabitöötajaks, natukene vaata sellist hõngu on ka selles kaardis, mida ma näen oma peas on selline tuletõrje või päästeauto, need vilkurid, mis on tal katusel. See on see sümbol, mida ma näen, et mul on kas siis sümboolselt on ju, et sa päästad päeva või et tõttad inimestele hästi appi või et sinu kohalolu teatud sõprade või et pereliikmete elus on väga-väga oluline, et sa mängid olulist rolli, mitte see, et sa peaksid tundma ennast koormatuna sellest, et pidevalt aita mind. Seda siin nagu ei ole, et mul on tunne, et see tuleb sinu jaoks nagu sellise mängleva kergusega, et sa annad head nõu, sa hoiad kätt ja alati aitad, on ju väga-väga tore ja väga ka siis tulles tagasi selle sõnumi juurde, et väga spetsiifiliselt, et võib-olla ka nooremad inimesed, kui sa vaatad seda videot, valik number 2, oled mõelnud õppida näiteks õeks, päästjaks, ka siis kiirabitöötajaks või selline, see sõna, mida ma oma peas kuulen, on inglise keeles first responder. Ehk siis, kui me tõlgime selle eesti, see ongi nagu selline, et esmaabitöötaja nii-öelda, aga first responder on ka esimene, kes on platsis, esimene, kes vastab, esimene, kes aitab, esimene, kes lahendab selle olukorra nagu ära, et väga-väga põnev, väga huvitav, et see kaart ei ole ammu tulnud välja, vot sellist kiirabi vilkuri sõnumit me ei ole ka nagu tulnud selle kaardiga, või mitte kiirabi, vaid see päästeauto just nimelt, et mitte, et ma siin ennustaks teile, et midagi juhtub sul või et sinu perel, et mitte seda, et mul on tunne, et sina just nimelt kuidagi oskad kõik olukorrad enda elus niimoodi mängida, et midagi ei saagi juhtuda halvasti või pahasti, et väga-väga äge. Kõik eesmärgid, mis sa paned töösse juunikuu jooksul, sul on siin see ajalist nagu kuidagi et aega sätestav kaart, ütleme siis niimoodi, on ka väljas järgmise paari nädala jooksul. Ehk siis näiteks alustad mingi projektiga, uue tööga, paar nädalat ja juba on tulemus, juba on hea nagu kuidagi siis tasu või et midagi ette näidata, asjad hakkavad ilmet võtma ja paar nädalat tasubki siis, et kui me alustame millegagi, on see mingi äri, looming, ettevõtmine, spordiga tegeleme näiteks, et siis paar nädalat sa ei pruugi märgata nii-öelda seda tulemust, jää lihtsalt selle juurde, tea, et asi toimib, paar nädalat läheb mööda, minu jaoks paar nädalat on nagu circa selline 2-5, kuskile sinna vahele see jääb.
ja järsku hakkavad need tulemused ka siis tulema. Ja rahast veel rääkides, sul on ka see koi-kalakene ehk siis kuldkalakene, kellele sa saad esitada see kuu oma soovid. Tavaliselt on see kuldkalakese muinasjutt, 3 soovi saad nagu esitada, et manifesteerimisega kindlasti on see ka siis seotud, et sa võid isegi näha nagu kas see ookean või kala või kuldkala või et see kalade nagu sümbol on väga-väga kuidagi ilus, et ookeani sümbolid võivad veel olla, eks ole, meri, hobu on sellel karikate baasil, võib-olla näiteks merikarp või teokarp või meritäht näiteks, et see vee ja ookeani kuidagi nii õnnelikuks teeb see mind, kui ma mõtlen praegu selle peale. Karikate baas ongi õnnetundega ja ka suhetega, armastusega seotud nagu kaart ja see koi-kala sõnum sulle on see, et alati on piisavalt raha, alati on piisavalt toredaid sõpru, kes sind aitavad, alati on piisavalt aega endale, sõpradele, puhkusele, tööle, rahale, iseendale, eks ole, enda unistustele. Ja see koi ja kala ja see müntide kuus koos ongi nagu selline, ma tean, et mul on kõik hästi. Kõik loksub nagu paika rahulikult, alati on piisavalt kõike, mul ei ole mitte midagi puudu, et ei ole nagu sellist äärmuslikku üles-alla kõikumist, võib-olla ka rahaliselt, võib-olla ka suhetes, tujudes, et väga-väga selline mõnus, turvaline ja stabiilne tunne tekib, kui ma seda kaarti vaatan ja ka väga nagu selline õnnelik. Õnnetundest ja suhetest rääkides tulemegi siis selle juurde. Karikate baas on meil siin väljas, et see kaart indikeerib siis vallalistele armumist. Karikate baas on nunnu, siiras, südamlik, punastab natuke, puperdab süda, käed värisevad, oi, sa oled nii ilus. Ta on nagu silmarõõmude kaart, et see ütleb mul seda, et kas keegi on sulle juba silma peale pannud või see võite mõlemad meeldida tõenäoliselt teineteisele. Karikate baasi nagu miinus on see, et nagu väga hästi ei oska nagu rääkida enda tunnetest, ta nagu kardab või selline puterdab midagi kokku ja siis jookseb minema natuke selline, et sinuga selle kuu selline õppetund on, et maha rahuneda, rahulikult rääkida ikkagi, et iga suhte algusfaas ongi natuke selline elev ja elevust tekitav ja natuke selline, et kas ma ikka meeldin talle, see on hästi põnev tunne ka tegelikult meie sees ja kui sa oled suhtes karikate baas ka, siis indikeerib osadele väga spetsiifiliselt karikate baas on ka laste kaart ja laste saamise kaart ja perelisa saamise kaart. Karikate baas indikeerib last ja karikate baas on ka selline, räägime rohkem julgemalt, saame rohkem nagu sügavamalt teineteist tundma, südame puistamine, südamesse vestlused, partneriga romantilised sellised kohtinguõhtud koos, ta on väga siiras, ta on nunnu, ta on armas, ta ei oskagi valetuda. Et ta on nagu selline, kui ta ütleb, siis nii ongi, et ääretult armas kaart. Alternatiivselt karikate baas võib olla ka meie sisemine lapsepõlv, ka tagasipöördumine lapsepõlve hobide juurde, et kui sulle väiksena meeldis mingi spordiala, jalgpall, vehklemine, rahvastepall, ratsutamine, mis sulle meeldis, et äkki tasuks tagasi pöörduda selle juurde või siis ka loomingut, et väiksel lapsel alati meeldib näiteks joonistada või muusika või esineda, tantsida, maalida, et kui sul tuleb see tuhin peale, siis absoluutselt tasub ka nagu kohe sellega alustada, et tagasipöördumine lapsepõlve hobide juurde, et selline nunnut armastust täis kaart siis suhetes teile ka. Valik number 2 selles kuus ja kuna see Oscar Wilde on ka siis tulnud välja selles paarisuhete ja ka romantiliste suhete armastuse kaardipakist, et selles kaardipakis on alati siis 3 sõnumit igal kaardil, et esimene sõnum siis sulle on see, ma suudan vastu panna kõigele välja arvatud kiusatusele. Ehk siis tegelikult isegi kui sa kardad suhted või hoiad ennast tagasi või et ei julge ennast avada, see sõna kiusatus ongi rohkem nagu sellise füüsilise kirega ja lähedusega nagu seotud, et see kuu, juunikuu ongi sul natuke enda kestast välja tulemise kuu ja natuke avaneme ja ka siis füüsilises mõttes, kireleegi mõttes, aga ka siis südame ja armastuse mõttes selles karikate baasis. Siis paraku ja kahjuks teine sõnum, mida see Oscar Wilde meile ütleb, see on huvitav lause, teine lause on selline, südamed on loodud purunemiseks või et purustamiseks, et kui sa
oled olnud lähiminevikus või et ka pikemas plaanis sul on tunne, et keegi on lahkunud, sinu elust on tekkinud lahkuminek või siis selline süda purunes miljoniks killuks ja sul on nagu olnud raske seda kõike kokku lappida, siis tea, et selle kuu vältel kõik stabiliseerub või kuidagi asjad loksuvad uuesti paika, et see müntide kuus ka aitab sind selles vallas, et sa saad omal jalad tagasi nagu alla, ja isegi karikate baasis on õnnetunnet rohkem ja võib isegi uus silmarõõm sulle tulla, kes aitab sul ka selle purunenud südame uuesti kokku lappida. Tea, et need inimesed, kes meie südame murravad, et need ongi sellised murdjad. Nad ei olegi kunagi kellegagi lõpuni õnnelikud ja ta läheb järgmise inimese juurde ja teeb seda täpselt samamoodi uuesti. Ja siis järgmise inimese juurde ja täpselt samamoodi uuesti. See ongi nende nagu selline, see on õppetund, mida nemad jagavad. Meie õppetund on enda killud kokku korjata ja ennast uuesti kokku lappida, terveneda ja edasi liikuda ja julgeda karikate baasis siis uuesti armastada ja avaneda. Ja kolmas lause paraku, mis läheb kokku selle mõõkade siis 7-ga, kahjuks on see, et tõelised sõbrad, vaata, see lause nagu siis eesti keeles ja inglise keeles on see, et nuga selga nii-öelda, et see reetsmine, et see mõõkade 7 siis seda nagu räägibki, et tagaselja räägib mingit muud juttu või nuga selga. Aga see lause, mis siin on siis kirjas, et tõelised sõbrad nii-öelda jutumärkides ei löö nuga mitte selja taga, vaid otse näkku, et mitte, et keegi sind füüsiliselt ründaks, aga see point ongi nagu see, et kuna see ei ole selja taga, siis see tuleb päevavalgele. Et siis sa juba näed tulemas seda, su kõhutunne juba ütleb, et see sõber ei ole hea või see töökaaslane või see näiteks sõber, tuttav, et kuskilt tutvusringkonnast, et kui sul kõhutunne juba ütleb ja sa juba ka näed mingisuguseid märke, et ta räägib sulle kedagi taga või et ta on lihtsalt selline susserdis, siis usu oma kõhutunnet, usu neid märke, mida sulle juba näidatakse. Ja võib ka juhtuda, et tulebki välja, et keegi inimene, keda sa arvasid saad usaldada, võib-olla ei olegi nii usaldusväärne, kui sa siis algul ette kujutasid. Et see on ka mõnikord selline vajalik õppetund, et sa sorteeridki selles müntide kuues, see on su selle kuu esimene peamine kaart, et sa sorteeridki, et kes on sinu inimesed ja kes mitte. Ja kui me puhastame need mõttetud inimesed enda elust ära, usu mind, me teeme ruumi uutele ja parematele. Ja sellest täisspektrumist räägib ka meile siis Lemuria oraaklikaartidest see kaart number 26. Siin on kujutatud inimest, kellel on justkui kiili tiivad. Et see kiili sümbol võib ka olla oluline sinu jaoks selles kuus. Minu jaoks, kuna tal seal peast ja pea ümber on selline imeilus roosa, siis halo. Et roosa tähendab siis armastust, enesearmastust, universaalset armastust, mida ma selle all mõtlen, armastust planeedi vastu, armastust taimede, loomade vastu, ookeanide vastu. Et see on nagu selline, kuna see tuleb ka tal nagu peast nagu välja või kroonchakrast, et see tohutu tervendav armastus, paljud teist selles kuus võivadki tegeleda tervendamisega või tunda tõmmet, et õppida midagi või et näiteks reiki või et kristallidega tervendamine või et taimetarkus või et tunda tõmmet ka selle poole ja et aeg-ajalt kõigil meil käib mingisugune roosa tuhin ka üle, et kui me vajame nagu roosat värvi või tahame kanda näiteks roosat kleiti või roosasid asju omada, roosa on märk tervenemisest. Et kellel ongi see süda olnud murtud või et üldse nagu tunne, et omadega loppis, et roosa on jällegi nagu selline enesega rahu tegemine, enese aktsepteerimine, enesearmastus, maailma armastus, universumi armastus. Et roosa on üks meie siis südametšakratest ja tšakrad on ka kõik sellel kiilinimesel siin siis välja toodud. Ja teine oluline sümbol on see, et põlvili on ta maas ja tema käed, põlved ja jalad on kasvanud rohtu. Nad tunduvad nagu sellise põllulilled olevat, kõrged, õitsevad, ilusad, et ta on osake nagu planeet maast. Ta hästi maandab ennast, tervendab ka maakera ja see roosa valgus siseneb talle nagu kroonchakrast, et sa tood tervendavat energiat sellele planeedile lihtsalt sellega, et sa juba eksisteerid siin. Aga ka see loodusega üks olemine, see sümbol ütleb mulle seda, et toitumine
toitumine, tervis, keha, liikumine, uni, maandatus, looduses viibimine, need on väga olulised, et ka, et sa saaksid uuesti selle tasakaalu enda elus siis tagasi. Ja mis maa all toimub, need nii-öelda koljud või luukerepead nii-öelda, see on sümbol, taros on ka selline kaart nagu surm, mis on tegelikult positiivne kaart, kus on ka siis luukere, siit mõnikord kujutatakse ja see luukere sümbol ja see surma sümbol on tegelikult sümbol ümbersünnist. Vana osa meist jutumärkides sureb selleks, et jutumärkides saaks sündida siis uus osa meist, eks ole. Nii nagu see näiteks liblikas on ju, vaid see röövik nagu nukkub ja siis nukust tuleb välja liblikas. Et mingi osa sinu elus saab nüüd täielikult punkt pandud, selja taha jäetud, et see peabki nii-öelda jutumärkides surema, maha maetud saama, selleks, et me saaksime siis edasi liikuda, kasvada ja armastada täiesti uut moodi. Ja ma eriti tunnen seda ka paarisuhetes, kusjuures, et see minevikuga rahu tegemine või et lõpuks see punkti panemine, maha matsmine, kõik mulle aitab, vaata ma tahan ennast armastada, ma tahan kedagi, kes täielikult tingimusteta armastab mind. Tingimusteta armastus ongi see roosa värv, mis sellest inimesest nagu välja purskub ja kui me tingimusteta armastame iseennast, siis me ka tõmbame enda ellu kellegi, kes tingimusteta armastab meid. Et väga-väga ilus. Valik number 2. Võtame sinu selle kui olulised tähemärgid, kuigi sul on siin laua peal siis ka hiromant, on sõnni tähemärgi siis isikukaart, karikate baas on ka kõik veemärgid, vähk, skorpion ja kalad ja kuna sul on see kala, see kuldkalakene ka siin, enne kui ma nendest paarisuhetest rääkisin, siis kalade märk võib ka suurt rolli mängida või et vallalised võib-olla pane tähele, et kas see uus partner on, siis tal on väga tugevad kala mõjutused, kalade mõjutused sünnikaardis või siis sul on keegi sõber või et sõbranna, kes on kala ja siis tema kaudu tuleb ta või et ka siis midagi sellist, et märka kalu siis enda elus ja ka hiromant on siis sõnn ja sinu lisa siis tähemärgid on jäär, maa olen ja ambur, maa näen. Et väga põnev tulemärke ka sulle natuke siia sekka ja siis valik number 2, võtame ka siis sinu jälle nii palju neid. Okei, loeme need kõik siis ette. Valik number 2, võtame ka siis sinu selle kui olulised kuupäevad. Kui tuleb ühele valikule nii palju neid kuupäevasid välja, siis tavaliselt tähendab, et populaarne valik, et kõigile siis peavad mingisugused kuupäevad tulema ja sobima. 30., 12., 10., 27., 8., 23., jaanipäev, 22., 15. ja 7. Nii et valik number 2 sinu selle kuu juunikuu olulised kuupäevad. 7., 8., 10., 12., 15., siis järgnevalt 22., 23., 27., 29. ja 30. ja tead, mis ma just panin tähele, valik number 2. Unustasin rääkida sauade 2. See pisikene kaardikene jäi mul 2 silma vahele. Sauade 2 on reisimine. Sul tuleb seigelda, sul tuleb kodust välja saada, sul tuleb avastada uusi asukohtasid. Ja sauade 2 tähendab ka valikut mitme asja vahel, et valikut näiteks 2 töökohta, 2 projekti, 2 inimest, et 2 rada ja sauade 2 soovitus on alati valida see, mis on põnevam ja elevust tekitavam, mitte see, mis tundub loogilisem või et aju ütleb, et vist see, vaid et pigem see, mis tekitab rohkem elevust, põnevust. Ma soovitan ka sauade 2, ta võib indikeerida kolimist, liikumist kindlasti. Soovitus on mitte istuda kodus, vaid võimalikult palju seigelda väljasõidud teistesse linnadesse, loodusesse, miks mitte ka reisimised, neid võib olla 2, kuna sauade 2 on siis väljas. Ja ma loen siis uuesti need siis kuupäevad ka valik number 2 sulle ette, 7., 8., 10., 12.,
15., 22., 23., 27., 29. ja 30. juuni. Vot nii valik number 2 ja siis oli sulle. Kui sulle see lugemine meeldis, võid ka vaadata tiiutarot.ee, äkki leiad ka sealt endale midagi toredat, põnevat vaadata, kuulata. Valik number 2, ma loodan, et tuleb hästi vinge, tore, imeilus, vahva ja äge juunikuu. Ma loodan, et kõik sinu soovid ja unistused täituvad. Suur aitäh sulle ka seda videot vaatamast, kuulamast ning kohtume juba järgmises videos. Tšau! Valik number 3, tere tulemast, kui sa valisid selle imeilusa sinise ja valgega kivikese. See kivikene on Larimar. Et sa teaksid ja vaatame siis, mis on juunikuul sinu jaoks varuks, mida sa pead teadma, mis on sinu ellu tulemas. Esimene kaart on meil karikate kuninganna, õigetpidi üks kõige õnnelikumaid ja rahulolevamaid ja südamlikumaid ja toredamaid kaarte tegelikult kaardipakis ja mulle meeldib, et see konkreetne kaardipakk, mida ma tegelikult ka selles kuus kasutan siis Instagramis nendes päevasõnumites. Selles karikate mast on vägagi siuke veealune ja seal on väga palju merekarpe ja pärleid ja aarete selliseid kirstusid ja merineitsid ja mulle meeldib, et ka ja ka näiteks merihobusid ja meritähtesid ja kõike seal on, et selline veealune ookeani nagu elu. Sellel karikate kuningannal ka, tal on peas nagu sellised pärlikarbid või tähendab merekarbid ja merekarpidest nagu ehted või krooni nii-öelda, et väga-väga äge. Ja sinu kivikene ka, Larimar, see osa sellest, see marr tähendab siis merd ja Larimari on, ta ongi seotud veeelemendiga, veega, ookeanitega ja Larimari kutsutakse ka Atlantise kiviks ja delfiini kiviks, et sa teaksid, et sa vägagi ongi nagu merega ja veega seotud, et need on ka olulised sellised teemad või et sümbolid sinu jaoks siis juunikuus. Järgmine kaart on meil siis loomahingede kaardipakist ja ka siis hoopis maisemloom koerahing, see on kaart number 19. Siis kaitseinglite kaardipakist meil on kaart number 25, see on positiivsuse. Siis ingel, meil on ka paranev tervis, siis meil on paarisuhetest, siis see on selline paarisuhete ja armastuse kaardipakk, sul on veel siis selles kaardipakis kujutatakse igal kaardil mingisugust kuulsat inimest läbi sajandite, läbi aegade ja sul on välja tulnud Lena Dunham. Siis meil on ka Lemuria oraaklikaartidest kaart number 28, et see on selline siiras vastuvõtmine. Taros karikate 10 tagurpidi, karikate 7 õigetpidi, mõõkade 3 tagurpidi, karikate 8 tagurpidi ja sauade 7 õigetpidi ja siin siis valik number 3 on sinu selle kuu olulised tähemärgid. Need siis võtame välja lugemise lõpus, et sul oleks ka põnevalt midagi ees oodata. Valik number 3, kohe algusest peale karikate kuninganna, karikate 10, karikate 7, karikate 8, isegi selle paraneva tervisekaardil siis inimene justkui enda käte vahel südame kohal seda karikat, ühte suurt kuldset karikat hoiab, et karikat, see on vesi, samamoodi nagu sinu kivikene räägib meile siis ookeanidest, delfiinidest ja Atlantisest, väga vesine kivi, ta meenutabki mulle nagu selline helesinine ookean, selline lainevaht, sinine ja valge. Et vesi ja karikad taros tähendavad tundeid, emotsioone, armastust, lähisuhteid, eriti paarisuhteid, romantilisi suhteid ja sul võib olla nagu tunne selles kuus, et kuidagi emotsioonid on hästi intensiivsed ja käivad üles-alla ja mul on tunne, et see ongi sellepärast, et sul toimub tohutu tervenemine sinu füüsilises kehas ja ka sinu emotsionaalses kehas. Paarisuhted ka siis liiguvad sellisele olulisele kohale, sa pead hakkama võib-olla ka meenutama, puhastama, lahti laskma, uuesti armuma iseendasse, maailma ja õnneks su esimene kaart on õigetpidi karikate kuninganna, ta on nii armastav ja südamlik, empaatiline, tal on väga-väga suur süda ja õigetpidises asendis on õnnelik kaart, et ta ei suru enam midagi alla, et ta ei piitsuta enam ennast, ta ei ole ärevuses, et ta ka ei jookse teiste järgi meeleheitlikult, et kõiki aidata ja kõigi jaoks olemas olla, et ta lõpuks armastab iseennast, et see kaart õigetpidi on tegelikult üks kõige suuremaid enesearmastuse kaarte, mis saab välja tulla.
vahet ei ole, mis soost me oleme, karikate kuninganna, vaata kõigil meil on nagu see mehelik pool, naiselik pool meis, karikate kuninganna ongi see selline nunnu, poputav, hellitav, armastav osa meist ja me võiks seda nunnut, poputavat, hellitavat, armastavat energiat iseendale anda. Ja karikate kuninganna õigetpidi on õppetund, et kui sa tahad armastust saada teiselt inimeselt, on see siis paarisuhe, sa tahad armastust leida, kas sa oled suhtes ja sa tahad rohkem nagu tähelepanu või lähedust, armastust, emotsionaalsust, sügavust või sa oled vallaline ja sa tahad enda ellu armastust tõmmata. Karikate kuninganna ütleb seda, et ära otsi seda väljastpoolt, vaid anna iseendale. Ja väline peegeldab sisemist. Kui me oleme endaga rahul, armastame jäägitult iseennast, tingimusteta, armastame ennast, oma hinge, oma keha, me oleme rahu teinud oma kehaga, sest tihti, eriti naistel, meestel ka mingil määral on see, et me kuidagi enda keha kas ei aktsepteeri või et kellele ei meeldi juuksed ja kellele ei meeldi jalad. Vaata, see on kuidagi selline, et lõpuks ameti, et ma armastan ennast sellisena, nagu ma olen. Ja selline kuu tuleb sul ja karikate kuninganna ongi, et kui me armastame ennast, siis meie ellu tulevad ka inimesed, kes peegeldavad seda sama armastust meile endale. Inimesed kohtlevad meid nii, nagu me kohtleme iseennast. Inimesed kohtlevad meid nii, nagu me lubame ennast kohelda. Kui me ikkagi jääme olukorda, kus meid ei kohelda hästi, meie kallal vingutakse, kritiseeritakse, koheldakse halvasti, valetatakse, mis iganes tehakse ja me ikka jääme, siis järelikult me ütleme nii endale kui ka universumile, kui ka sellele inimesele, et jah, ma lepin sellega, jah, ma aktsepteerin seda, et see on okei, et mul niimoodi on. Ja siis me mõtleme, et miks ma nii pahuks siis olen endaga ja maailmaga. Ja kohe, kui me hakkame ei ütlema, mõttetud inimesed, mõttetud suhted, mõttetud töökohad, mõttetud sõbrad, me hakkame ütlema ei, viskame selle kõik jama enda elust minema. Usu mind, sulle hakkavad tulema veelgi paremad suhted, inimesed, olukorrad, töökohad, millele sa saad öelda jah. Et see on enda standardite tõstmine läbi sellise pehme, õnneliku enesearmastuse. Karikate kuninganna ennustab ka siis romantilist armastust, ta on väga tugevalt ka sellega seotud, siis kaart, eriti kuna sul on karikate 10 veel siin all, vallalised, ega te kaua enam vallalised ei ole. Veel enam, et karikate 10 on üks kõige paremaid kaarte paarisuhetes, mis saab välja tulla. Karikate 10 siis indikeerib, et sinu ellu tuleb inimene, kellega sa võid jääda isegi elu lõpuni kokku. Karikate 10 siis indikeerib pikaajalist suhet, kestvust. Karikate 10 ka, et neile, kes on suhtes näiteks ja ka vallalistele sinu ellu on tulemas selline inimene. Karikate 10 ennustab siis kokkukolimist, uut kodu, kihlust, abielu, laste saamist, perelisa saamist, pere loomist. Ta on nagu igatepidi õnnelik kaart ja karikate 10 ongi nagu selline unistuste suhe. Ehk siis, et me kõik unistame suhetes erinevatest asjadest, kes tahab lapsi saada, kes ei taha, kõik on okei, kes tahab näiteks elada elu lõpuni ühes kohas või et ühes majas või et hästi enda juured nagu maasse ajada, väga hea, kes tahab näiteks sellist suhet, et kelle unistuste suhe on näiteks selline, et me reisime koos väga palju või et elame näiteks välismaal, väga hea, see on sinu unistus. Karikate 10 ütlebki seda, et sa saadki sellise ideaali lähedase suhte, et väga-väga ilus kaart on see. Karikate 10 tagurpidi, mis tähendab, tead mida või? Sa ei usu, et sa saad seda kõike. Tuleb nagu äge inimene su ellu või juba on see unistuste suhe ja ma ikka ei tea ja tal on ikka see viga ja siis tal on ikka see valesti ja tegelikult enda sokid jättis ka sinna vedel. Vaata, et kui sa otsid vigu, usu mind, kes otsib, see leiab. Kõigil meil on oma head ja vead. Ükski suhe ei ole nagu selline 100% nagu ingel või ideaalne. Kõigil meil on omad teemad, omad traumad, omad mustrid ja karikate 10 lihtsalt tagurpidi on nagu see, et me ei suuda uskuda, et meil võiks elus nii hästi minna, et ongi kõik hästi, et ongi õnnelik armastus. Ja kuidagi me nagu ise rikume selle ära, nii et ma pean sulle lugema valik number 3, need sõnad nagu peale. Lõpeta see ülemõtlemine, rahune maha, armasta, luba endale avaneda, armasta iseennast ka piisavalt, et teada, kuidas sa tahad, et sind koheldakse suhetes. Kui sulle ei meeldi, ütle rahulikult, kui ta ikka teeb head aega, meil ei ole mõtet võtta seda inimest enda ellu, et sul on nii tohutu nagu siuke standardite tõstmise kuu, samas see ei ole intensiivne tunne, see on just nimelt pehme ja voolav ja hell ja rahulik tunne, aga see on piisavalt jõuline.
Et need inimesed, kes on harjunud sind näiteks kasutama ära või et negatiivselt sinuga käituma, need lihtsalt kaovad ära, kaotavad huvi või et saavad vasta näppe sinult, et päris nagu huvitav. Pluss veel sellist pikaajalist kestvat ilusat suhet ka ju see koera hing meile siis ennustab. Koer sümbolina või arhetüübina on siis truuduse, lojaalse partneri nagu sümbol ja koer on ka sõpruse sümbol, et võib tulla ka uued toredad sõbrad sinu ellu. Ja ka sõprussuhted hakkavad suurt rolli mängima, võib-olla vallalised isegi sõbra kaudu, et toreda, lähedase, armsa, truu sõbra kaudu tuleb nagu siis keegi partner sinu ellu uus on ju, ja selle koera siis hing, tema sõnum selles kaardipakis on ole lojaalne sellele, mida sa armastad. Ja just nimelt sõna mida on siin kasutatud, mitte keda on ju, et järelikult ta räägib ka, et mida ma armastan. Näiteks ma armastan oma trenni, ma armastan maalida, ma armastan muusikat luua, ma armastan jalutada looduses, ma armastan reisida, ma armastan oma tööd on ju. Et mida rohkem me läbi armastuse teeme ja me jääme selle juurde, me oleme truu sellele, me jätkame, isegi kui mõni päev on halb päev ja ei tule välja, ja on selline tunne, et kogu maailm on mu vastu, ma ikka jätkan sellega, et ma olen truu sellele, mida ma tahan elus saavutada ja ma armastan tõesti seda teekonda. Usu mind, sul ei ole mitte ühtegi piiri su ees, et sa saavutadki kõik, mida sa tahad ja sa soovid. Kui sa näed koera unes, pane tähele, milline see koer oli. Koerad on tavaliselt inimesed meie elus. Isiklikult pigem ütlen, et enamuste inimeste jaoks, kaasa arvatud minu enda jaoks, nad pigem indikeerivad meessoost inimesi, aga see võib olla ka naissoost inimese sümbol, et vastavalt sellele, kuidas ise tunned on ju. Kui sa näed koera unes, vaata, kuidas ta käitub, milline see koer on. Kas ta on kuri? Kas ta hammustab sind? Kas ta ründab sind? Kas tal on näiteks kihvad väljas? Kas ta on kole? Kas ta on vastik sinu jaoks või siis kas see koer on just nimelt sõbralik ja naeratab ja limpsib sind ja nunnu, kas see koer toob sulle midagi, kas ta kingib sulle midagi. See koer on tavaliselt inimene. Et pane tähele, et mõnikord meie alateadus üritab meile anda märku ja ta teeb seda alati läbi sümbolite ja arhetüüpide. Koera arhetüüp ongi nagu see, et kui koer sinu unes on vihane ja kuri või ründab sind, siis on oodata, et keegi sõber hakkab karjuma su peale või et käitub halvasti. Kui koer on salakaval, niimoodi, et teeb head nägu, aga siis järsku hüppab jalga kinni, siis on oodata, et keegi sõber teeb sulle head nägu, aga selja taga räägib teist juttu. Kui koer vastupidi tuleb uus tore koer su ellu, et kingib sulle midagi või toob sulle midagi, siis on uus kasulik tore sõber, kellega sa saad väga lähedaseks ja kellega te loote koos midagi või et tal on sulle väga palju õpetada ja pakkuda on ju näiteks. Et see koera siis arhetüüp, et eriti unenäos, kuna unenägudes meie ajulained vahetuvad, siis sellise avardunuma laine vastu ja meie alateadvus ja meie hing saavad rohkem meile ka nagu juhatust jagada, mõnikord ka hoiatada näiteks on ju. Siis pane nagu tähele. Või sa võid nagu koera näha, kas see koera, äkki keegi teist valik number 3 võtab ka endale koera, kus juures see kuu, et nii tore, et võib-olla rikkusin üllatuse kellegi jaoks teist ka ära. Mõnikord mul on ka tunne, et ma rikun alati seda üllatust, kui mul tuleb näiteks karikate 10 või sauade 4 välja, siis ma ütlen, et keegi teist kihlub, aga see võib olla nagu ka üllatus ja ma rikkusin selle nüüd ära. Aga mul on tunne, et paljud meist, eriti naised, me juba nagu natuke näeme neid märke ka ette, et midagi on tulemas. Et ja selle koera juurde siis tagasi tulles, see võib ka olla nagu see, et sa näed nagu koera vaata kuskil kellegi riietel või siis filmis või et plakati peal või et see koer nagu kuidagi annab sulle juhatust, et pane tähele, mis tunne sinus tekkis, kas see koer oli lõbus, kas see koer oli vihane, et mul on tunne, et see on sinu nagu alateadvus, mis üritab sulle nagu tugevalt neid märke siis jagada ja väga ka siis, et see koerakene on hästi armas sõpruse sümbol nagu ka, et sõpradega koos välja, sõpradega koos karikate 8, miks mitte reisile, peole kuskile, et selline kambavaimu nagu sümbol siis ka see koer. Üldse sul tuleb väga-väga lõbus kuu, sest sul on ka karikate 7 välja. See karikate 7 tavaliselt tähendab, et mitu head asja tuleb nagu korraga. Et üks nädal võib sul olla nagu selline tunne, et mitte miski su elus ei toimu, kõik on nii igav ja siis järsku kõik asjad koonduvad nagu ühte nädalasse.
selles kuus, et 3 nädalat puhkad, 1 nädal on see, et kõik on vaja teha, kõik on vaja teha. Aga karikate 7 on hästi nagu lahe kaart selles suhtes, et ta on väga nagu õnnelik. Et kõik need asjad, mis meie elus nagu juhtuvad või toimuvad või mingid uued uksed, mis avanevad, need on kõik hästi vahvad. See on valikute kaart, mida sa tahad? Vallalistele karikate 7 koos karikate 10 on ka tihti see, et keda sa tahad. Et mitu erinevat partnerit, kes sind välja kutsuvad, kellega näiteks kohtingul käia ja ka sauade 7-ga ütle mõttetutele valikutele ei selleks, et sa saaksid headele asjadele rohkem jah öelda. Nii karikate 7 kui ka sauade 7. Tead, need on nagu selline, ma pean seadma karikate 7 prioriteedid, kes ja mis on oluline, kes ja mis mitte. Ja ka sauade 7, mida ma tahan, mida ma ei taha, mis on hea, mis on halb. Filtreerimise kaart on sauade 7. Need asjad, mida ma tahan, nende eest sauade 7 võitleb. Selle kroog on tal tugev, ma tahan nii, ma tahan sellist tööd, ma tahan nii palju raha, ma tahan reisile minna, eks ole, ma tahan sellist elu elada. Ja kui keegi tuleb nagu temaga halvasti käituma või et on imelik, siis sauade 7 ta on ka enda eest võitleja ja enda eest seisja. Sa ei käitu minuga nii head aega. Ja kui me näeme juba keegi sõber või et potentsiaalne partner näiteks paarisuhetes ja hakkab mingi imelik teema nagu pihta. Juba ta ei vasta, juba ta kaob ära ja juba ta nagu ei kohtle meid hästi, kohe head aega. Sauade 7 on selline kaart, tema ei tiluliluta. Kui sa minuga halvasti käitud, sinuga on punkt ja kõik head aega. Ja me lööme selle ukse kinni ja pane tähele, mitu erinevat uut ust lähevad kohe lahti ja nende uute uste taga peitub midagi palju paremat. See on standardite tõstmise kuu igas mõttes, rahalises mõttes, armastuse mõttes, suhete mõttes, tervis, kõik nagu paraneb sul. Sellepärast, et sa elimineerid jama enda elust, sa ütled ei lõpuks, sul on see selgroog sul, et sul ei ole enam seda tunnet, et äkki ma ei ütle ikka ei, et äkki ta on ikka hea, äkki ta ikka muutub või äkki sealt veel tuleb mingi asi. Ei, stopp, ma ei taha enam, ja tänu sellele elu aina paremaks läheb. Karikate 8 on ka liikumise kaart ja reisimise kaart, on ta eriti seotud veega ja merega, nii nagu sul see kivikene karikate kaartega siin palju väljas on ju. Karikate 8 indikeerib mõnikord töökohavahetust, mõnikord kolimist, enamjaolt reisimist. See võib olla, kuna sul on ka juuli kaart, karikate 7 ja augusti kaart, karikate 8, eks ole, et terve suvi, et suvi tuleb sul hästi õnnelik, hästi põnev, lõbus, emotsionaalne, suhete keskne, armastuse keskne. Karikate 8-ga ma soovitangi, et kui tuleb mingi reisituhin peale või leiad kogemata mingi odavad lennupiletid kuskilt absoluutselt osta ära ja mine ja naudi, eriti kui see on mere äärde või et veega seotud, et see hästi kuidagi, see rahustab sind ja ma tahan isegi öelda niimoodi, see reis avab su silmad millelegi, mida sa varem võib-olla ei pannudki tähele ja see teeb sind hästi nagu õnnelikuks, mõni uus idee või pakkumine või süda on palju õnnelikum, et võib-olla tulebki natukene nagu asukohta vahetada või kodust välja nagu saada. Selleks, et kuidagi seda uut hingamist ka endasse nagu saada. Kodust rääkides vastupidiselt, aga karikate 10 ongi kinnisvaratehingud, uus kodu ehitamine, putitamine, korrastamine, renoveerimine, kui sa just tahad olla kodus nagu näiteks midagi välja vahetada või uuendada kodu, väga-väga hea kaart on ka karikate 10, kes otsib endale uut kodu. Karikate 10, karikate 8, üks indikeerib uut kodu, üks kolimist, mõlemad on tagurpidi. Karikate 7, aga tähendab, et ühel hetkel tekib mitu valikut järsku lauale. Et need tagurpidised kaardid ütlevad, ma ei leiagi endale uut kodu, kõik on nii mõttetud või kallid või koledad, ma ei taha, ma ei saa. Ja siis järsku käib mingi klõps ja karikate 7 on, aga siin on selline ja siin on selline ja siin on selline ja siin on selline, et 7 valikut kuidagi korraga. Ja see ongi ka meie emotsioonidega seotud senikaua, kuni me viriseme, senikaua ja hädaldame, et kõik on nii kole, siis me näeme ainult koledaid asju. Ja kohe, kui me nagu on okei, kõik muutub nüüd, et kohe, kui me selle switchi nii-öelda või selle vahetuse enda sees ära teeme, siis hakkavad hoopis uued tuuled puhuma. Sa tegelikult ise hakkad märkama, et energeetiliselt hakkavad ka need uued uksed siis avanema. Et hoopis näed kuskil mujal midagi paremat. Ja karikate 7 ongi selline, et laiendame enda jahimaad. Et see kodu, mida sa otsid, võib olla ka potentsiaalne partner, mida sa otsid, see ei ole selles asukohas, mida sa nagu esialgu vaatad, et sul tuleb seda jahimaad laiendada, või siis on hoopis teine valdkond, hoopis teist tüüpi inimene, midagi nagu, mille peale sa varem ei ole nagu tulnud.
Ja see reisimine ja see liikumine natuke aitab sind ka sellest kinnisideest või nendest nagu raamidest siis välja saada. Mõõkade 3 tagurpidi tavaliselt indikeerib südame paranemist, tervenemist, eriti koos karikate kuningannaga õigetpidi. Et kellel on olnud tunne, et on väga palju pettumust ja solvumist, eriti nagu paarisuhetes ja armastuses, võib-olla ka perekonnas. Sul on olnud tunne, et sul on liiga tehtud või et suhted on nagu sellised pettumust valmistavad, võib-olla on ka keegi sinu südame murdnud lähiminevikus, et suhe on purunenud või inimene on nagu imelikult lahkunud sinu elust, siis mõõkade 3 kaart tagurpidi tähendab seda, et meie süda terveneb, süda paraneb, see ei mõjuta meid enam, me hakkame uuesti armastama ennast ja elu, et teiste inimeste valusad sõnad ja valusad teod, et kuidagi sul on nii tugev kaitsekilp, et eriti selles Kasauade 7, et see ei mõjuta sind enam, see ei vii sind enam rivist välja, et see inimene ei räägi sinuga või ta ei suhtle või et ära kadus, et hästi õnnelik kuu sinu jaoks, et sul on ka see positiivsuse ingel siin on ju väljas ja see sümbol on väga nagu selline üks-ühele on ju, otse näkku. Inimene ja ingel kõnnivad pimedas tunnelis, see on süsimust siin, aga siin paistab meil juba mis asi, tunneli lõpp, kus on selline imeilus valge ere valgus ja mis siit taamalt paistab vikerkaar ja imeilus loodus ja mäed ja kõik on nii ilus ja et see räägib nagu sellest, et see juunikuu sinu jaoks on täielik emotsionaalne tervenemine ja paranemine. Tunneli lõpus on valgus, sa oled juba peaaegu nagu seal ja vahet ei ole, mis mure sul on olnud, kas siis tööga seotud, koduga seotud, rahaliselt, suhetes. See positiivsuse ja tunneli lõpus on valgus. Tea, et kõik saab korda ja selle kuu vältel tohutult stabiliseerub ja loksub paika. Sul on ka paraneva tervise, siis kaart eraldi välja toodud, kus siis ka inimene hoiab endal käte vahel südame kohal sellist kuldset karikat ja karikas, see üks karikas on tegelikult taros ka karikat S on armastuse ja armumise kaart, vallalistele alati ta ennustab uut armastust, pane tähele mitte mingit eksi ega mingit mineviku armastust, vaid uut armumist ja armastust ja südame tervenemine, mitte ainult füüsiline tervis sul ei parane, aga ka emotsionaalne tervis ja armastus ja paarisuhted on eriti nagu esil siin, kuna veekaarte ja nagu sellist vesist energiat on päris palju. See paranev tervis soovitab sul ka rohkem tegeleda trenniga, sportimisega, toitumisega, hellitada, poputada ka oma keha. Siis meil on kaart number 28 Lemuuria oraakli kaartidest ja see räägib vastuvõtmisest. Vastuvõtmisest ilma hirmuta, ärevuseta, ilma selle tundeta, et me peame midagi andma vastu või tegema, tasakaalustama, et sa oskad väga ilusasti anda armastust endast välja, hoolitsust, poputamist, hellitust, sest karikate kuninganna on su esimene kaart ja karikate kuningannal on väga empaatiline süda. Sa mõistad teiste inimeste muresid, sa võtad nende valu ja ka haigused mõnikord enda kehasse ja enda sisse. Sa oled harjunud märkama igat pisikest meelemuutust, igat pisikest detaili teistes inimestes. Nüüd on sul aeg õppida kogu seda toetust, armastust ja abi ka vastu võtma, küsima ja vastu võtma. Et nii nagu sellel kaardil inimesed on niimoodi, või selle inimese käed on nagu peopesad avatud ja justkui nagu pakuks midagi. Et andmine ja saamine on sama mündi 2 poolt. Me anname, aga me peame ka võtma vastu. Et kui me vastu ei oska võtta, siis me ühel hetkel ei saagi endast anda ja siis meie karikas ongi nagu tühi. Mulle meeldivad ka need 2 koolibriid, siin 2 poole koolibrii võib ka olla selline oluline sümbol sinu jaoks selles kuus. Ta on nii mänguline ja kerge, õnnelik lind minu jaoks on ja ta on nii kiire, igale poole ta jõuab, et see ütleb mulle ka seda, et sul selline kiire põnev kuu tulemas. Liblikad ka siin ümberringi, liblikad on siis selline, meil on inglise keeles selline väljend nagu social butterfly ehk siis nagu sotsiaalne liblikas, lendab õielt õiele, kõigiga ta suhtleb ja räägib, et väga sotsiaalne, väga põnev kuu, sõprade kaart, koer on ju ka sul siin on ju väljas ja mulle meeldib ka sellel inimesel kurgu tšakra koha peal on ka silm.
Kurguchakra ongi seotud meie loominguga, mitte ainult kõnelemine ja rääkimine, vaid ka näiteks muusika loomine, instrumendi mängimine, maalimine, raamatu kirjutamine, luuletuste kirjutamine, disainimine, rõivadisain, sisedisain, sisekujundus, õpime midagi selles valdkonnas. Ja mulle meeldib see, et tal on 2 silma avatud ja kurguchakra peal on see 3. silm nii-öelda avatud, et see ka räägib mulle kanaldamisest, et see, mida sinu 3. silm ja mida sa nagu kuskilt kosmosest kanaldad, sa oskad väga-väga ilusasti panna kunsti sõnadesse, raamatusse, muusikasse, aidata inimesi seeläbi, et ära sulge oma kurguchakrat ja millegipärast on see sõnum seotud siis vastuvõtmisega. Lase ennast aidata ka selles valdkonnas, et tahad kirjutada raamatut, küsi sõpradelt, et kas sa tead kedagi kirjastajat, tahad luua näiteks muusikat, aga sa ei tea, kus alustada, küsi kelleltki muusikult, sõbralt, kes oskab sind aidata, et õpi küsima ja õpi nagu vastu võtma ka selles loomingu valdkonnas. Viimane kaart, millest me ei ole rääkinud, Lena Dunham. Lena Dunham on tegelikult Ameerika, et parandage mind, kui ma eksin ja sa võid alati nagu guugeldada ka neid inimesi. Ma ei ole ekspert neis nagu kõigis. Lena Dunham peaks olema filmiprodutsent USAs. Ta on väga feministlik. Ta on ütleme niimoodi, seksuaalselt väga avatud inimene ja tema kunst, need sarjad ja filmid, mida ta loob, on väga peegeldav, siis see kõik peegeldab tema avatust nii-öelda. Ta on feminist, ta on naiste õiguste eest võitleja, ta on ka nagu selline väga edukas kusjuures ja väga rikas tänu sellele. Et päris põnev, et nagu selline siis info sulle. Ja selles kaardipakis on siis igal kaardil 3 sõnumit sulle edastada. Esimene sõnum või et lausa on selline, kõik võivad sind unustada, aga sina ei unusta ennast mitte kunagi. Ehk siis karikate kuninganna, kõige olulisem inimene meie elus on mina ise, kõige olulisem suhe on suhe iseendaga, armastada, aksepteerida iseennast. Isegi kui teistel ei ole sinu jaoks aega, sul on tunne, et sa oled unarusse jäetud, unarusse oled jätnud iseennast. Võta ennast uuesti käsile, hakka ennast uuesti armastama. Teine sõnum on siis selline, et on täiesti okei mängida peitust iseendaga. Jällegi see kaartutab mulle seda, et kuskilt sügavast peidust tuleb midagi sellist imelist veel välja. See võib olla seotud loominguga, kunstidega, kirjandus, näiteks kirjutada midagi, muusika. Karikate kuninganna on ka selline sündinud terapeut, tervendaja, võib-olla sul tuleb hoopis vaimne anne välja, võib-olla sa tahad õppida näiteks psühholoogiat, aidata teisi, et sa mängid peitust iseendaga, aga sa ju tead, kuhu sa ennast peitnud oled. See ei ole müstika enam sinu jaoks, et kuidagi peidust tuleb veel midagi välja. Ja 3. lause on see, et ära karda seista oma vanemate õlgadel. No see natuke ütleb mulle seda, et tõenäoliselt sellel Leenal olid rikkad vanemad, tänu kellele ta peaks olema ka juut, et rikkad vanemad, tänu kellele tal oli kergem sinna filmi nagu tööstusesse siseneda võib-olla, jällegi parandage mind, kui ma eksin, see oli lihtsalt oletus, et ära karda seista oma vanemate õlgadel ja see räägib mulle ka tegelikult vanemate suhte tervendamisest. Karikate kuninganna rohkem niisugune emakaart, et seda isa siis energiat siin nii palju ei ole väljas. Et võib-olla lihtsalt see vanemate suhte sisemise lapse tervendamine ja ka aksepteerimine, et nii oli, tervenen sellest, ma liigun edasi, ma ka siis armastan ennast vaatamata võib-olla osadele asjadele, mis mu vanemad mulle on nagu teinud ja ma seisan vanemate õlgadel, mis tähendab seda, et õlgadel seistes sa ju näed kaugemale, sa näed enamat, sa näed rohkemat ja nad on andnud sulle selle vundamendi, mõnikord on need negatiivsed kogemused väiksena, mõnikord väga positiivsed ja armastavad kogemused väiksena, et nad on andnud sulle selle vundamendi, et sa saad vaadata elu tegelikult kõrgemalt tasandilt, kui nendel võimalik oli, et võib-olla ka see tekitab sellist armastust ja tänutunnet. Vahet ei ole, mis suhe sul hetkel enda vanematega on või ei ole. Et tänu me võime ikkagi nende heade asjade eest ju tunda, mida nad on meile siis pakkunud. Tervendust ka kindlasti see mõõkade 3 kaart tagurpidi sulle ka selles vallas toob, eriti kui sa oled selles karikate 8 tagurpidi olnud solvunud nagu nende peale, eks ole, et see ka kuidagi lahtub sinust.
Ja valik number 3, võtame sinu selle kuu olulised tähemärgid. Laua peal sul ongi siis karikate kuninganna, tema naissoost veemärgid, Vähk, Skorpion ja Kalad. Ja lisaks on sul siis veevalaja, ma tean ja kaksikud, ma mõtlen. Päris põnev. Ja siis valik number 3, võtame ka siis sinu selle kuu olulised kuupäevad välja, et millal miski juhtub või sinu elus siis oluline aktuaalne on, et mis need ajapunktid on. 29. juuni, 16. juuni, 9. juuni, 21. juuni, 28. juuni, 12. juuni, 20. juuni, 17. juuni ja 26. Et kõik välja arvatud 1 on kuskile sinna kuu teise poole sattunud, et meil on siis 9., 12., 16., 17., 20., 21., 26., 28. ja 29. juuni. Vot niimoodi valik number 3, see siis oli sulle. Kui sulle see lugemine meeldis, sa võid ka vaadata tiiutarot.ee, et äkki leiad ka sealt endale midagi toredat põnevat vaadata, kuulata ja valik number 3, ma loodan, et tuleb imeline, vinge, ülitore, vahva, äge juunikuu. Ma loodan, et kõik sinu soovid ja unistused täituvad. Suur aitäh sulle ka seda videot vaatamast, kuulamast ja kohtume juba järgmises videos. Tšau!